Tere tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti. Tere. Väga äge saade meil, kus räägime erinevate saatekülalistega vanemluse telgitagustest, sohetest ja kõigest, mis sinna vahele ja lisaks veel mahub. Mina olen Kristo Tuurman. Mina olen Illimar Pilt. Ja meil on siuke, detsember on käimas, nii et meil on siuke, päris jõulumeeleolus saade ei ole, aga kingituse soovitusi enam veel ja kõige parem kingitus, mis sa saad teha enda lähedastele on kohalolu, sellepärast seda igatsevad kõik, nii teie lapsed, nii teie partner ja see armastusega muud midagi ei ole kui tähelepanu, mis me tegelikult ju üksteisele anname. Ehk siis anname üksteisele seda kohalolu, anname üksteisele aega ja kingime seda. Ja üks eriti hea kohalolu koht, kus seda veel kinkida on muutus.ee mõtterännakud, kus meil on papsidel ka sooduskood papsid, mis annab 15% sulle alla ja saad minna näiteks Kaja kultuurikeskusesse Peep Vainu juhendatud mõtterännakule ja väga äge on ka koos paarina sinna minna, võtta üksteisele aega, pärast on kõvasti millest rääkida, et teemasid jagub ja loomulikult külastage ka meie koolitusi, sellepärast et need on ülimõnusad jõulukingitused, et parandada oma lähisuhteid. Nii et kindlasti külastage meid ja vaadake papsid.ee. Jah, et päris ärge koju tulge. Selles mõttes, et minge vaadake koduleht, et ma ei tea, mis kutsed sul Kristo siin on. Et vaadake kodulehte, meie koduleht ja see on meie nagu see veebikodu. Aga lähme tänase saate juurde, sellepärast, et täna tuleb meil puhas klounaad. Meil on stuudios 2 klouni, Piip ja Tuud, Aide Vennamäe ja Toomas Troiss. Tere tulemast meie saatesse. Tervist. Kui hea, mul on ikka väga suur rõõm, et meie teeme siin Elisa Stage'is seda salvestame ja meil, kui film teil ei olnud veel välja tulnud, siis meil siin Elisa Stage'i poisid andsid soovitused, kuule, see võiks väga lahe olla. Võtsime sellel sõnatabas kinni, küsisime teie käest ja käisime vahepeal ka filmi ära vaatamas ja me ei saaks olla rohkem õnnelikud, et täna me siin saates olete. Sellepärast, et ma ütlen ausalt, see oli üks, ei ütle küll, kindlalt ei ütle, aga ma arvan küll, et see oli üks parimaid Eesti dokumentaalfilmi, mida ma näinud olen. See oli tõesti jättis väga sügava mulje. Me olime Illimariga mõlemad päris sõnatud pärast seda. Ja ehe ja minul oli nagu üsna keeruline trip, seepärast, et mul väga palju oli õppekohti, samastumisi teie eluga. Aga sellest me jõuame saates, ma arvan, rääkida ka siin. Jaa, absoluutselt. Kus praegu tulete otse ikkagi etenduselt meile praegu stuudiosse? Tere! Ma ütlen tere ka. Tere ka ikka. Te nii hästi oskate palju rääkida, et me hea meelega kuulame. Otse etenduselt tulime Kindluse koolist. Mis on üks äge kool. Väga äge kool meile ka, me oleme seal number 1 kool Eestis, muideks aastal 2025. Kas niimoodi antakse mingisuguseid nagu hindeid koolidele? Antakse niimoodi hindeid koolidele. Ja, aga ma sain aru... Kool sai parimaks kooliks tõesti. Ja ma sain aru ka, et õpetajad on ise ka väga rahul sellega, et neil on see väga hea kool. Ja muidugi on. Et tundub, et neile meeldib selles koolis töötada. Kusjuures isegi meil on au olnud Kristoga seal selles koolis käia, mis on nagu lahe, et see kool on teinud siukse asja nagu kogukond. Et need, kes seda saadet siin kuulevad, võivad oma kooli samamoodi teha siukseid toredad asju nagu vanemate kogukonnad. Et mitte ei ole nagu vanemate kogu, vaid kogukond, kes siis organiseeribki erinevaid sündmuseid. Näiteks kutsuti kohale 100 papsi, 100 isa, et tulge rääkige natuke isadusest. Läksime, rääkisime seal ja nii äge oli nagu näha, et vau, et siin on kaasatud isad ja värgid, et ei ole ainult niimoodi, et meil on kool, et nad kasutavad seda nagu kooliruumi kogu aeg ära, et nagu teilgi läksite, tegite selle etenduse. Me tegime küll kooli lastele selle etenduse, aga see oli ka minu meelest nagu lihtsalt ülilahe ettevõtmine, et kuidas natukene nagu premeerida õpilasi, kes võib-olla igapäevaselt väga lihtsalt selle õppimisega hakkama ei saa. Keda heade hinnetega ei premeerita, aga ega siis ei tähenda, et neid ei peaks premeerima. Ja, et see, et nad ikkagi hakkama saavad, et nad ikkagi jaksavad pingutada natukene, kas või natukenegi, et selle eest neile korraldada tänuüritus. Ja see ei olnud mitte nii, et kogu koolile, vaid ikkagi ainult nendele, need lapsed tulid sinna, kellel on raske õppida. Mis vanuses nad olid? Nad olid esimene kui 9. klass. Esimene kui 9. Ja kuidas lapsed vastu võtsid? Väga tore. No ikka lapsed on ju ikka toredad. Õpivad ja ei õpi. No see on nagu kui sa oled jõudnud sinna kas siis 7. või 8. ja need väiksemad seal ees
naeravad nii kõvasti, et kukuvad tooli pealt maha, siis sina ju küll niimoodi ei tee, sinul on käed kõrval. see tuleb üle elada, mõne aja pärast oled jälle ringiga tagasi. Aga see on väga normaalne, sest sa oledki sellises vanuses, kus sa käitudki niimoodi. Emotsioon on ohtlik välja näidata. Ja, sest et see võib kellelegi hambusse jääda. Nii on. Ja seda kasutatakse sinu vastu pärast. Ja aga kuidagi õpetajad tundusid nagu ülitoetavad seal, et see ütleme, et mõnel, nad olid ka nähtavalt kuidagi ülevoolavad olid need lapsed aega, et mitte kõik. Aga see, kuidas neid nagu korralik kutsuti, see oli nagu selline nähtamatu korrale kutsumine, ma ütleksin, et see õpetaja kuidagi kuskilt järsku tuli ja lihtsalt korraks andis talle märku, korraks läks tähelepanu mujale ja juba oli tähelepanu laval tagasi, eks ju. Ütleme, et ta lihtsalt selle naeruga, tõesti üks poiss vajus põrandale, aga nagu õpetaja nii ilusasti läks lihtsalt koputas talle õlale ja siis ta sai aru, et vist on tagasi võimalik, ma istun laval tagasi. Väga ilus. Et hästi kuidagi väga soe ja nagu mõnus oli esineda. Aga alustame alguses, kuidas teie lapsepõlv, milline välja nägi? Toomas, kuidas sul? Et kus sa sündisid, milline lapsepõlv sul oli, eredamad mälestused, suhted vanematega? No minul oli väga lihtne. Selles mõttes väga lihtne, et mina mäletan oma lapsepõlve ainult soojades värvides, ainult sellise helgena. Ma sündisin Eesti Pangamajas, mida siis väga paljud 60-ndate keskel sündinud on seal sündinud ja kasvasin esimesed 2 aastat üles Kullassepa tänaval ja väidetavalt on mu ristiisaks vana Toomas, sest meie korteri siseõuel oli rõdu, kuhu siis mind lükati soojade ilmadega õue sinna rõdu peale ja siis see paistis täpselt see vana Toomas sinna õue peale. Ja siis sealt väidetavalt ma olla oma nime saanud. Ilus lugu. Ja ma olen alati väga uhke selle üle ja mul on ainult kahju, et enam Tallinna linna vapiks ei ole vana Toomas. Nüüd on vapikujuline triibustik. Nüüd on niisugune meri või midagi, natuke see Kreeka vaibiga. Aga siis mu isa oli väga Mihkel nõukaajal korterit vahetama. Ja tema nimi ei olnud Mihkel. Aga ta oli väga Mihkel. Ja oskus. Ja tema siis vahetas selle ahjuküttega korteri Velgorannas kõigi mugavustega, sooja veega, korteri vastu. Keskküttega. Urtšovka või? Võimas. Ei, see oli ikkagi ju ehitatud 60 lõpp või 70 algus, kuidagi niimoodi, ma ei teagi täpselt. Igal juhul, et siis rattaga ma õppisin sõitma juba Pelgulinnas. Ja siis hiljem läks veel paremini, siis ta suutis niimoodi vahetada ära, et siis vanavanemad, siis ma elasin ikkagi vanaemaga koos, oma supervanaemaga, kellest ma mäletan seda, kui me olime seal Pelgulinnas, ta tegi kartuliputru, tal oli see pudrunuri käes ja keedukartulid, suur pott oli siis, kuna pere oli suur ju, see oli siis tõstetud laua peale ja seal ta siis tampis ja mina lihtsalt istusin kõrval ja vaatasin, kui suured musklid ikka vanaema. Siis ta niimoodi, et sa tahtsid ka süüksi muskleid? Ma tahtsin ka sellised musklid saada. Kas võid öelda, et oled saanud ka? Jah. Väga hea. Üks lapsepõlv unistus on täitunud. Kõike, mida sa tahad, see kõik tuleb sulle varem või hiljem. Sest see, mis sa tahad, sa annad ju endale pisikese käskluse, pisikese suunise, pisikese eesmärgi annad oma tahtmistega endale. Nii et tahtme peab palju ja suurelt peab tahtma. Ei maksa tagasihoidlik olla. No vaat ja siis vahetas isa juba Koplisse. Täiesti meie perele oma korteri ja kooli kõrvale. Nii et ma käisin 8 aastat Kopli kunstigümnaasiumis. Siis oli vist teine nimi sellel või? Või oligi juba kunstigümnaasium? Ei, siis olid kõik nummerdatud. Kõik olid nummerdatud. See oli 24. keskkool. Aga kõik kutsusid seda ikka kunstigümnaasiumiks või kunstikooliks. Kopli kunstikool. Kopli kunstikool, jah.
ma mäletan ka seda endal. Ja siis ta jälle suutis ära vahetada korteri Mustamäele juba suure uhke 4-toalise. Oi. Tõesti Mihkel, mis Mihkel. Ja täielik Mihkel oli. Ja siis ma keskkooli läksin juba Arte gümnaasiumisse, siis oli see 49. Ja ma olen selle kooli teine lend, mis tähendab seda, et selles koolis ei olnud mitte ühtegi traditsiooni, see oli ikka väga tutikas kool. Lõhnaski veel natukene värvi järele ja betooni segu sellise tolmu järele. Ja seal koolis ma avastasin selle, et jõle lahe on igasuguseid luuletusi lugeda ja niisuguseid asju teha ja igasugust muid kõiki asju teha, mitte tunnis viibida. Ja ma ei tea, miks mul seda lubati seal teha. Ma tõesti ei tea. Aga mul lubati seda teha ja paljudel asjadel vaadati läbi sõrmede. Võib-olla lihtsalt sellepärast, et selles koolis mitte midagi ei olnud, ühtegi traditsiooni, kommet ja ega ma seda ju teadlikult ei teinud, ma lihtsalt sulle meeldis? Ei olnud traditsiooniga õppida võib-olla siis. No seda traditsiooni kindlasti ei olnud, sest need, kes olid esimesest lennust, ehk siis kooli kõige esimesed õpilased esimeses lennus olid enamjaolt ikkagi need, kes teistest koolidest välja puksiti. Niimoodi komplekteeriti see esimene lend. Ja, komplekt oli hea. See, ennem kui see remondilõhn oli sealt ära lend, oli see kool juba paar korda põlema süttinud või sütitatud. Okei, midagi sarnast siis minu koolile, kus ma käisin. Aga jah, et kuna ma vist ei pannud põlema, vaid sütitasin midagi muud, siis see vist tundus neile normaalne ja nad vaatasid läbi sõrmede sellele. Mind isegi valiti sellise õpilaskomisjoni ette, kes siis kontrollib hilinejaid. Ja see hilinejate nimekiri, see on muidugi eraldi lugu, kuna ma olen ise patoloogiline hilineja. Said hiljaks. Sellepärast Aide naerad, et ma tean neid lugusid ju kõiki, ma lihtsalt kuulan huviga. Ja viimasel hetkel siis tehti see kokkuvõte selle kuu suurimatest hilinejatest ja aula ees, kes kogu kool oli kokku aetud, siis viimasel hetkel lükati siis mulle õpilasesinduses selle, kes peaks nagu silma peal hoidma ja teisi manitsema. Lükati paber ette. Ja siis kõige suurem miks sa minu nime sinna panid? Mina panin minu nime sinna. See, kes loeb ette, ei loe, see ei ole see, kes ette loeb. Ta ise on kõige suurem hiline. Muidugi, kui ma selle ära ütlesin, siis kogu see saalitäis oli kõveras ja edasi sain lõpuni lugeda, aga rohkem mul ei palutud enam seda ette lugeda. Eks see ei toiminud, nad tahtsid seda, et see toimiks, aga see ei toiminud. See on küll vaata kui huvitav, et selles mõttes, et koolis nagu oli selline, et loeme valju häälega kõigile ette. Paneme häbiposti. Ja täielik nagu. Ikka see oli, no aeg oli niisugune. Ja aeg tõesti. Ja siis nii läkski. Ja seal mul ikkagi, ega mina ei saanud nagu öödi ega mütsi aru, ma ikka lihtsalt ujusin mingisuguses voolus, kuhu ma ise olin sattunud ja kuhu teised soosisid, et ma olen. Ja siis sealt juba edasi õpetajad ütlesid, kui hakkas kool lõppema, ma muidugi ei jõudnud kooli lõpetada teistega koos, sest siiski oli õpetajad, kelle arvates nii ei tehta. Et õppimine on oluline. Mõni oli. Siiski, jah. Mõni oli selline ka. Ja mõni võttis seda ka isiklikult ja ma saan täiesti aru, et sa isiklikult võtad sellepärast, et sina ju panustad õpetamisse. Ja kui sul on keegi õpetatav, keegi õpilane, kes lihtsalt ei suvatse kohale ilmuda. Tuleb suva ajal. Ja ta hilines ka päris esimesel päeval muidugi. Ja esimesel koolipäeval ka, aga see selle. Klassijuhataja on juba klassi kõik kokku võtnud. Lihtsalt nagu sõidab teistest üle ja siis veel on meil mingisugune hulk õpetajad, kes on nagu, aga see, mis ta teeb, on ju väga kasulik koolile. Just. Et last, ja keegi on, ei, me ei saa, mis kasvatus on, kus me niimoodi läbi sõrmede vaatab. Ühesõnaga 2 õpetajat, vene keele õpetaja ja kehalise kasvatusõpetaja arvasid, et ma peaksin järeleksamitele jääma keskkooli lõpus. Kehalises kasvatus ei olnud mingit eksamit ometi. Aga see oli õpetaja pädevuses niimoodi teha. No jah, selles mõttes, et sa pidid oma tunnid järgi tegema. Oma jah.
Jooksuringid. järele tegema, vaid kuna ma normi ei saanud kõikides asjades norme kätte. Siis sul ei olnud veel vanemamuskleid? Siis veel ei olnud jah. Korvpallis käisid ju? Käisin küll jah, aga vaata, kui sa korvpallis... See ei läinud siis arvesse see, et sa oled nagu kõva kossumees. Vaat ei lähe, ta võttis täpselt kõik need normid, mis sul peavad olema, võttis täpselt need ette ja siis ma statja peal, ma mäletan, kuidas ma tegin seda kehalise kasvatuse normi eksamit. Ja mingisugust väikse puudujäägid olid, ma isegi ei tea, kas ma tegin normid täis või mitte. Aga igal juhul järeleksamile mind jäeti ja vene keeles ka. Ja see õpetaja pidi ju ise ka seal kohal olema. Ikka. No küll tal oli tore siis. Ta nautis seda. Muidugi, seda võimu kehtestada värki. Absoluutselt. Aga mis sul Toomas kodus arvati sellest asjast? Kuidas seal suhtuti sellesse loomingulisse? Suhtuti väga hästi. Aha. Mul oli kodus oli ülihead vanemad ja meil oli kokkuleppe. Meil lihtsalt oli kokkuleppe, millest ma suutsin 99% kinni pidada. Ja ma olen praktiseerinud seda oma laste peal ka ja minu meelest on see väga väärt. Ehk siis meil oli kokkuleppe, et kui ma jään õhtul hiljemaks koju tulekuga, see oli siis nii põhikooli lõpuklassides kui juba hakkasin need väljas käimised kui ka keskkoolis, et siis ma teatan, et ma tulen või et kus ma olen. Ja et ma tulen hiljem. Et ma tulen hiljem. Teatamine tol ajal muidugi ei olnud kerge, siis sa pidid jõudma, sa pidid olema kellegi juures, kellel on telefon, peol, kellel on kodus telefon või siis sealt peolt ära minema õue, helistama ja teatama. Putkasse. Ja enamus juhtudel mul see õnnestus ja see omavaheline kokkulepe, see usaldus pidas. Ükskord ma mäletan, ma ei õnnestunud, sest ma olin ühel tüdrukul külas ja siis ma lihtsalt unustasin ära. Ja siis muidugi nad olid, aga kuna ma olin kogu aeg kokkuleppes kinni pidanud ja nüüd äkki juhtus nii, et ei pidanud, et siis oli muidugi kuri karjas. Nad olid ikkagi mind ju oodanud ja nad edasi. Aga see lahenes ikkagi lõpuks ju hästi, et ma ikkagi tulin ju vastu hommikut koju ja nad ikkagi öö otsa üleval ei olnud, aga poolööd küll. Nii et see on minu meelest väga väärt see usalduse jagamine ja usalduse andmine. Ülivajalik. Väga. Sest muidu on see vastupidine olukord, et lapsed ei anna sulle teada, kui midagi juhtub ja midagi on pahasti ja siis on tegelikult see on halvem variant. Ja ma arvan ka, et see ülemäärane kontroll ei vii ka mitte kuhugi. Selles mõttes lõppkokkuvõttes nad hakkavad sellest kontrollist vaikselt kuidagi mööda hiilima, sest et nad ikkagi tahavad neid omi asju teha. Või vastanduvad veel rohkem. Ja ma mäletan nii hästi, kuidas ma oma sõpradega rääkisin, et mul on niuke, et kui midagi kuhugi õhtul planeerisime, siis et ma saan alati tulla, ma pean lihtsalt teatama. Oi, mul küll ei lase ja et see oli minu jaoks ka uudne, et teistes peredes nii ei olnud. Et jah. Okei. Räägi Haide, kuidas sinul oli? Räägi enda sellest tulemisest lapsepõlvest. Kas saad ka niimoodi kokku võtta, et lihtne, soe ja roosiline? Kus sa siis sündisid? Mina sündisin Tallinnas ka. Ja, mina Tallinnas sündinud, aga siis tookord kõige siis sünnitunnistuse peale kirja läks hoopis Palupera küla nõukogu. Seal sündisid? Ei sündinud, aga kuna ema kohe, kui ma olin ära sündinud, sõitis minu isa vanemate juurde Hellenurme ja siis see registreerimine toimus siis seal Palupera küla nõukogus. Nõnda see mul passi ka kirja lõpuks läks siis, et minu esimeses passis on ilusti kirjas, et ma olen, nii kaua kui veel nõukogude aeg oli, siis mul oli kogu aeg kirjas, et ma olen sündinud Palupera küla nõukogus. Mingi hetk ma mäletan, et mul oli sellepärast nagu häbi, mitte keegi oleks mul kogu aeg passi käinud. Ise kogu aeg mõtlesin, et mis Palupera ma ei ole, ma sündisin ju Tallinnas. Ma sündisin Tallinnas, Palupera küla nõukogu on ju. Ja siis, aga mingi hetk siis kuidagi juba tundus nagu naljakas ja lahe ka, et ma võiks ju ollagi seal Paluperast pärit on ju. Aga ema oli Keilast, isa oligi Lõuna-Eestist sealt ja lõppkokkuvõttes elama jõudsin ma hoopis Kohtla-Järvele. Ehk siis minu ema lõpetas Tartus arstiteaduskonna ja siis oli ju see suunamised ja kõik niisugused asjad, eks ju, ja siis koos oma kursuse kaaslastega millegipärast ta valiti Tallinna, Tartu ja Kohtla-Järve vahel Kohtla-Järve välja.
et nõnda me sinna Kohtla-Järvele jõudsime ilma igasuguse tugigrupita, sellepärast et ühe vanemad olid Lõuna-Eestis ja teise omad Keilas. Ja otsustas minu ema sõita, läksid siis nagu noor pere 2 lapsega läksid Kohtla-Järvele elama. Ja no ma ei tea, siis ma nagu ema ütles ka, et ega ta praegu tagantjärele mõeldes, et ise ka nagu ei oska väga mõelda. Toomas on mingisuguse lingi toonud nagu sealt, et kuna minu ema isa sai väga noore mehena juba Sinimägedel otsa, nii et mu ema teda ise tegelikult tunda ei ole saanud. Ja minu vanaema noore naisena koos oma õega tegid ühe siukse sõidu, et nad otsisid, ühel hetkel oli see, kus siis tehti lahti need ühishauad ja sai oma omaksed maha matta. Et siis kõige lähem surnuaed oli tookord Jõhvi surnuaed ja sinna ta siis maeti, ilma et tal tegelikult oleks kedagi ringkonnas. Nii et ma ei tea, kas ema ei ole küll seda ise tegelikult välja toonud, aga äkki see oli ka mingisugune väike link, sest et oma ema, või tähendab oma isa ta siis nagu tegelikult päriselt tunda ju ei saanudki. Ema oli aastane, eks siis 45. sai otsa, 44 ema sündis, jah. Nii et ma on teada seda, et isa on oma tütre küll ära näinud, aga ema tegelikult ei tea oma isa. Noh, see ei ole ainulaadne olukord, seda on väga paljudel. Muidugi. Nii et võt nii, igatahes nõnda viisi me siis jõudsime sinna. Kohtla-Järvele. Kohtla-Järvel käisime Kirju-Mirju lasteaias, väga tore oli. Väga väiksest peale pandi meid juba sinna sellepärast, et oli ju vaja tööle minna lapsevanematel ja siis edasi läksin Kohtla-Järve esimesse keskkooli. Lõpetasin seal 8 klassi, väga lahe klass oli jälle, ägedaid õpetajaid ja õpilasi oli koolis. Ja siis meie pere otsustas kolida Jõhvile lähemale. Seal oli üks Tammiku kolhoos. Siis kolisime sinna edasi ja lõpetasin siis juba Jõhvi gümnaasiumi. Siis ta oli küll, kui ma läksin, siis ta oli Jõhvi Adolf Kessleri nimeline keskkool. Ja siis jah. Ja nii et jah, tegelikult lõpetasin 12 klassi, kuigi koolis käisin 11 aastat, see oli ülemineku aeg täpselt. Nad otsustasid, et nüüd hakkame seda tegema. Aga suhted vanematega? Väga head, samamoodi nagu hästi usaldavad ja ema, et võib-olla tütarlastel üldse nagu lihtsam on emaga rääkida jutte ja siis ma ei mäleta, et mul oleks mingeid teemasid, mida ma emaga ei oleks julgenud rääkida. Hästi avatud ja nii-öelda aus. Ja hästi aus ja avatud suhtlus. Siiamaani ma ikkagi vahest mõtlengi, et võib-olla kõike ei peagi rääkima, aga ema hea meelega jälle kuulab ja ega ta siis, kui ta kuulabki ära, tihtipeale sul ei olegi midagi piisabki kuulamisest. Ja ikkagi aitab, alati aitavad nad, mul paps ja ema mõlemad on siis, eks mind on kasvatanud minu kasuisa paps. Et oma isa mul ei ole juba. Ehk siis ema isa läksid lahku. Kui sa olid, kui vana? Kui ma 4-5 sinna kanti, eks kuskil oli. Ma tean, et ma olin veel lasteaialaps sellel ajal ja õnneks, et see läks niimoodi sellepärast, et ega isal oli ta oli autoremondi luksepp. Ja kuidas tollel ajal siis tasuti? Tuli mees jälle väikse pudeliga ja kuule, võtame ikka koos ka jälle ja nii see siis läks ja eks tal siis võib-olla oli see vastuvõtlikkus nagu selle koha peal kuidagi suurem ka niimoodi. Eks seda saab harjutada ka seda vastuvõtlikkust? Seda saab ikka harjutada ka, jah. Aga kuniks siis lõpuks juba sõbrad koju hakkasid tikkuma, siis ei olnud enam väga tore. Et jah. Nii et ema lõpuks võttis selle otsuse. Ma arvan, et see oli ikkagi ema, kes siis ütles, et nüüd aitab küll. Et muidugi see ei ole lihtne otsus teha, kui sa oled 2 lapsega jääd üksinda, eks ju. Ja veel sellel ajal, et see oli ikkagi väga suur otsus ja julge samm. Väga suur otsus, jah. Ja kuskil, kus sul ei ole tegelikult tugivõrgustikku lähedal. Eks ju. Et aga igal juhul ema otsustas niipidi. Ja see amet ka ikkagi meditsiinitöötaja, siis sa ei pruugi kogu aeg kodus olla. Ei, selles mõttes, et tema ikkagi oli selline 9-5 töö. Ta oli polikliinikus, võttis vastu ortopeed, eks ju. Et selline, ma ütlen, et ema mul kohalik kuulsus tegelikult selles mõttes, et ta on ortopeed olnud. Siis ta võttis nii Kiviõli kui Jõhvi kui Kohtla-Järve omasid vastu, nii et kõik, kes seal oma muredega on pöördunud, kõik teavad seda, et siis ta oli ikka Mare Arnoldov, et siis kõik teadsid, et doktor Mare Arnoldov.
nii et jah, et nii, et kui ta juba pensioniaeg kätte jõudis, siis ega nad väga teda pensionile ei tahtnud lasta, sest et ükski noor ortopeed väga ei tahtnud sinna kanti tulla. Nii et ta ikkagi töötas ikkagi päris pikalt veel edasi pärast seda, kui ta oli juba pensionil. Nii et aga nüüd on siis otsustanud, et on täie rauaga pensionär, aga ta on üle 80 ka. On ka aeg. On ka aeg ja ega ta ise arvas ka algul, et ei tea, kuidas nüüd selle eluga osata nagu hakkama saada, et ei pea. Mida kauem sa töötad, seda pikem sul eluiga on, ega niimoodi see pole mitte midagi, et mida kauem sa ennast rakkes hoiad parimas mõttes, seda pikem on su eluiga. Ja paps on mul samamoodi selles mõttes, et muidku küll nagu mõlemad on pensionärid, aga ikka teeb bussijuhi tööd edasi. Sest et seda ma ei suuda, et kuniks lubatakse rooli istuda, ma siis ikka ju istun sinna ja paps on natukene noorem kui ema, aga selles mõttes, et väga ikkagi, ma arvan, meil on ka ikkagi oli väga usalduslik õhkkond, et samamoodi, et mul ei olnud kunagi, ma ei mäleta, et mul oleks mingit probleemi kuhugi minemisega. Aga samas ma tean ka seda, et ma olin ise hästi reeglipärane inimene, ma siiamaani, ma arvan, ma olen reeglipärane inimene, et ma naljalt ei jõudnud, ma ei läinud mingitel pidudel, ma ei käinud, mind nagu hirmutas pigem see, et ma kuhugi sõidan kuhugi, ma ei tea, natukene linnast välja sinna, kus on peod. Ma ei saanudki aru, mul ei olnud nagu mulle tundus nagu kodus turvalisem olla või et koolipidudel ma ikka käisin, jah. Kas sa olid esimene teine laps? Ma olin teine laps. Okei. Ja siis vastutustunne, tavaliselt on esimesel niimoodi, et peab nagu vaatama. Ja, aga mu vanem vend, eks siis, kellega meil on 1,5 aastat vahet haver, et tema ei olnud ka selline väga nagu väljas käia mees. Tema oli ka nagu, tema luges Kääbikud mitu 100 korda läbi minu meelest ja siis oli selline nagu, et ta oli ka nagu, tema vist ikkagi hoidis kodu ligi rohkem, et ma ei mäleta, et oleks sellist suurt väljas käimist meil olnud. Okay. Ja siis väike vend sündis, siis ma olin juba 10 ja siis tema siis oli teda vaja hoida või niimoodi olla toeks. Mina näiteks, kui mina autoga sõidan, siis liiklusmärke põhimõtteliselt mul vaja ei oleks. Aide istub kõrval, Aide ütleb täpselt, kui kiiresti võib sõita. Ja paneb pidurit, eks ju ka. Ja ei, siis pidurit ma ei saa panna ja kõrval istuda. Ikka saad käsipidur, võib-olla enam pole neid nupuga nüüd. Ei on, meil ikka veel on pidur olemas, aga ei, ma seda ei tee, aga ma ikkagi suunan ka, et kas sa ikka märkasid seda, mis seal praegu kirjas oli ja siis ta ütleb, et tavaliselt, et ma sõidan teiste järgi, ma olen üldises voolus. Kontroll. Ma olen üldises voolus. Mõtle kui hea, Toomas, sul on põhimõtteliselt ise sõitev auto ju. Täiesti. On ju, nii mugav. Et sul nagu öeldaks kussi, aga Aide, mis sa kaasa võtsid? Nagu vaat, kui Toomas ütles, et tema võtsid nagu kaasa selle, et on nagu see vabadus antud, usaldus nagu usaldusvabadus. Mis sa oma vanematelt siis nagu Ma arvan, et see on siiamaani. Samamoodi on seda ega ma vist ei ole osanud oma lastega samamoodi teisiti tegutseda, või ma olen ema käestki seda nagu küsin, tema ütles, et ta nagu ei mäleta, et meiega oleks olnud probleeme. Et ta ei saagi, ta ütleski, et ta mõtleb nagu teismeea peale või et me oleks nagu tal mingid eriliselt rasked teismelised kodus olnud. Et ei olnudki sellist perioodi justkui? Et ta nagu ütles, et ta nagu ei pannud seda tähele, et oleks midagi nagu väga suurt muutust toimunud meiega, et me oleks nagu, ma ei tea, uksi paugutanud või siukest asja. Ja teine asi muidugi see, et tema ütles ka, et sul oli muidugi nii palju tegemist kogu aeg. Ja vaata, kui sa hoiad ennast rakkes mingi, ma käisin väravpallis ja siis ka samamoodi kas koolisündmused, kus oli vaja jälle korraldada või midagi või ja siis läksid laulma ja mul oli nagu, tundus, mul oli nagu tegevust kogu aeg, et mul ei olnud aega sellesse musta auku langeda seal, et mis muga toimub. Eks ikka toimus, igasugust asju toimus, aga et ma ei mäleta ühtegi siukest mingit krahhi. Et meil kuidagi oli ikkagi jah, see võib-olla tänu sellele jah, et see usaldus oli nii suur, et ma teda ei osanud kuritarvitada ka kuidagi moodi. Ega soovigi polnud. Ja siis mõlema teed ilusasti Tallinnasse ja siis kus te olete lugu muidugi jaganud, aga rääkige meie kuulajatele ka, et kus siis teie pilgud ja nooled kohtusid? Pedas? Jaa. Aide oli aasta noorem. Ehk siis mina olin juba esimese kursuse lõpetanud või lõpetamas, kui astus Aide kursus näitejuhte Pedasse. Ja seal me esimest korda kohtusime, aga siis ei olnud veel miskit. Siis me lihtsalt saime teadma üksteist, eks ju. Üks on nooremal kurs, teine on vanemal kurs.
alles siis, kui minul oli pedalõpetamine ja olid lõputööd, siis üks mu kursuseõde Anne Velt tegi oma lõputööd ja kutsus nooremalt kursuselt Aide ka sinna mängima. Ja mina sattusin ka sellesse lavastusse ja siis me mängisimegi ennast kuidagi niimoodi kokku. Et ma mäletan ühte seika, meil oli väljasõit, siis olime meie juba lõpetanud, Aidel viimane kursus käis. Me olime ühel väljasõidul oma etendusega ja mina mäletan kogu täpsustama hakata. Ei, ja kohe räägid oma loo. Ei, oma lugu ma isegi tahtsin, see väljasõit tähendas, vaata praegu on väga lihtne see mõte, väljasõit tähendab seda, sa istud autosse ja sõidad välja, aga väljasõidud, see oli garaažiteater. Oli siis nende kursus lõi sellise oma teatri garaažiteater, G-garaaž. Tol ajal oli meil eeskujuks olemas teater, näe, erateater saab küll teha ju. Aga sõitsime bussiga, liinibussiga ja kogu siis nii-öelda lavakujundus mahtus sellisesse üsna suuremõõtmelisse kirstu. Vanaaegsesse kirstu. Mis täpselt mahtus. Mitte eraldi bussilt tellitud. Ei, liinibussiga, jaa. Noorte erateater, kuule, mis see erabussid mingid üliõpilased värskelt lõpetanud üliõpilased, kus see raha on, et hakata bussi tellima. See mahtus oli täpselt nii suur, et ta mahtus sinna alla, selle busside alla, sellesse pagasi hoidu sinna. Ja siis kaks poissi alati tassisid seda, ma ei tea, sina Vennoga või siis Robert Kikasega või kes. Ja siis selle sõidu ajal, kes kuidagi kusagil istus ja Aide istus seal Kadriga koos ja Kadri Hinrikus. Ja mina alati käisin seal nalja viskamas sellele pingile. Kas juba põhjusega või? No ja ju vist siis ikka oli juba. Sa ei saa ju ise aru. Kas sa oled ikka kindel? Noole sulle selga laseb. Kõik näevad, et sul on mitu noolt niimoodi seljas. Ise veel ei tunnista seda. Et ta järsku seisis seal kogu aeg. Ja viskasin nalja. Ühel hetkel Kadri lihtsalt. Kui sa tahad nüüd siia istuda, siis tule ja istu. Tõusis püsti ja läks mujale. Läks sinu koha peale istuma. Hea küll. Ei pakutakse juba. Kui pakutakse, siis võta vastu. Ma võin ju nalja edasi rääkida. Ja nii hakkaski susisema. Ja selline seik oli küll. Kas oli siis hea nali või? Ma ei naljadest mäleta midagi, mäletan lihtsalt, et ta seisis seal kogu aeg ja järjest rohkem vajus kuidagi. Vaata, kuna Kadri, mina istusin nagu akna pool ja Kadri istus siin vahekäigus, et ta seisis seal Kadri. Ma sain aru küll, miks Kadril siiber sellest sai, sellepärast, et üks mees oli siin lihtsalt niimoodi kogu aeg ja püüdis nagu üle tema nagu tegelikult nagu minuga rääkida niimoodi. Et siis talle ütles lihtsalt, tule istu nüüd, tule istu siia. Nii oli. Ja sealt edasi läks juba käis kiiresti või? Sealt läks, no mina pean ütlema, tegelikult mina oli, Toomas oli, ja veel mõni kohtumine. Siia peab ikkagi niimoodi juurde lisama. Ja räägime korrektselt. Ja korrektselt rääkima. Poliitiliselt korrektselt. Toomasel oli abikaasa. Ja mitte ainult abikaasa, vaid ka laps. Ja Maria Johanna oli. Ja mina ju teadsin seda, sest tegelikult me kõik teadsime ju selles mõttes, et Maria ju sündis, kus olid viimasel kursusel. Ehk siis kui vana ta sellel bussiseigal oli, ta oli ikkagi väga noor. Kes see? Maria oli ikkagi veel umbes aastane võib-olla või? Oli umbes aasta või 1,5. Paarine. Jah, võib-olla jah. Võis olla sinna 2 kanti. See oli aastal 9. Aga väike laps oli. Ta sündis 91 ja see oli meil... Mina lõpetasin 90. See oli umbes 93 oli meil garaažiteater. Okei, 2 aastane. Nii et mina ikkagi... Vaatamata sellele, et mulle Toomas meeldis väga, siis olin võtnud ja imelik lugu küll. Ehk siis oli... Nii palju nalja tegema. Energia raiskamine. Ja milline energia raiskamine? Aga mis toimus Aide sees? Vaatasid, Toomas meeldib. Meeldib, aga mina olin võtnud endale ikkagi väga kindlalt selle seisukoha, et mina ei tee mingit, et see peab olema tema otsus. Mina ei püüa olla nagu hoida ennast ise. Aga kas sul oli ka see, et see otsus peabki olema see, et ta lõpetabki eelmise ära lahutus? Mina mõtlesin, et ei, seda ma ei sulgenud isegi mitte loota selles mõttes, kui ma mõtlesin, et on naine ja laps, et siis et mis ta edasi teeb, eks ju. Mina olin nagu tegelikult, ma arvan, et ma olin nagu sellises nagu ooteseisundis või? Sa olid 2 vahel. Jah, ma olingi 2 vahel.
ei, kas see on keeruline situatsioon? See on Väga laps, keeruline. seal on abielu ja siis on natuke see, et sa tuled nagu selle vahele ju. Ja. Et nagu oligi see tunne, täpselt, absoluutselt oligi. Lõhud ju teise suhte nii-öelda ära, mis nagu siis toimis, toimus. Ja nii oligi. Nii oligi. Et pani kohe käed rinna peale risti praegu. Mida see räägib? Võttis hoiaku. Tahtsin midagi tähtsat öelda. Aga ütle siis see tähtis osa ära selle peale. Aga selles mõttes... Ei, aga lõpuks oli ikkagi et ühel hetkel sa pead ju tegema otsuse. Ja. Aga meie sõidud ju tegelikult kogu aeg jätkusid ju. Ühised sõidud jätkusid. Ja Maria emmega olid neid ühiseid olemisi ju märgatavalt vähemaks jäi järjest. No neid jäi juba natukene vähem, see on see jama selle nagu teatrikooli ajal, et siis sa jälle sukeldud sinna sellesse teatrikooli sisse. Ja alguses sa lihtsalt sukeldud teatrikooli sisse, see, et me pärast saime veel Aidega tuttavaks, see tuli veel lisaks. Ja eks vanavanemad hoidsid ikkagi suurel määral. Liina käis ka koolis ju. Jah, sest et Liina, kes siis oli Maria ema, tema käis ka koolis ja ülikoolis, et Erkis. Et see niimoodi ja siis lõpuks sa pead tegema otsuse. Üks või teine, ühele või teisele poole. Ja, nii labane, kui see ka ei ole, sa pead tegema selle otsuse. Et seda selliste nagu filmides sa näed, eriti prantsuse filmides, kus on kuidagi romantiseeritud see armukese staatus ja olemasolu ja isegi ositi kohustuslikuks osaks pereelust muudetud. Filmidest jääb niisugune mulje. Et see, aga need on need ilusad 60-ndate filmid. Et niimoodi see ei läinud ja ma tegin selle otsuse. Ja siis muutuski just selle otsuse põhjal muutus elu ja siis hakkasime 93. aastast hakkasime meie siis koos elama. Ja siis ikkagi tasahaaval, eks muidugi Liinal oli väga raske alustuseks. No ilmselgelt. No jah, aga siin jällegi kehtib see, et aeg vaikselt haavad parandab, et ta tegelikult, ega ta algul ju ei tahtnud võib-olla ka seda väga, et Maria meiega oleks või minuga oleks. Aga seda ma ei oska isegi öelda, sest mõttes, et võttis aega, ma sain igatahes aru, et see võttis aega see, et põhjusega. Et ta ühel hetkel siiski ka sai aru, et tal on ka lihtsam, kui ta ikkagi jagab. Et meie saame olla Mariaga ja tema saab aega endale ja nii, et ikkagi hakkasime seda jagama ka lasteaias järelkäimist ja niimoodi, et tasahaaval kuidagi suutsime ka ikkagi ühistele sündmustele ilmuda, näiteks Maria sünnipäevale, eks ju. Ülivajalik. Väga ilus, et see suhe sai ka korda nii-öelda selle. Sest nagu me siin Papside propageerimegi seda asja, et meil on olulised suhted. Et kui lähevad vanemad lahku, et see ei tähenda seda, et suhe... Et lapse jaoks kaob ära keegi on ju. Ei suhe jätkab. Suhe jätkab, lapsevanematena nad jätkavad suhet, lihtsalt romantiline suhe. Liinaga oled see elu lõpuni piltlikutades koos sellepärast, et on ühine laps, eks ju. Et lihtsalt see suhe on teine, see ei ole romantiline suhe, aga te jagate lapsevanema nii-öelda rolli. See on nagu hästi oluline ka, et jah, need suhted oleksid just lapse seisukoha pealt oleksid nagu nii-öelda aktsepteerituvad nii kui uue kaaslase poolt kui ka, et laps saaks kogeda ikkagi selle mõlema vanema armastust. Jah, absoluutselt. Ja ma ei mäletagi, kuidas see meil jagunes, aga mõnikord ta oli mõned päevad, mõnikord oli mõned nädalad meie juures. Eks see ikkagi sõltus sellest ka, kuidas Liinal juba tööd hakkas tulema. Eks ju, ja kui meil oli ikkagi võimalik, siis me ju hea meelega oli Maria meiega. Ja kui me kuniks me veel kõik Tallinna linna inimesed olime, et siis oli see lihtne seda jagada, aga ühel hetkel meie ju läksime kooli Taani. Äkki. Ja Liina läks hoopis Brüsselisse elama vahepeal. Nii et meil on rahvusvaheline Maria olnud, kes on elanud siin ja seal. Et siis ta juba käis nädal aega Taanis, nädal aega Brüsselis. No umbes nii oligi ja ta tuli vahepeal oligi. Ta oli Taanis ka meie juures, jaa. Ta oli Kopenhaagris ka meie juures ja... Siis ta oli umbes 4-5. Ja siis oligi ja siis Liinal oli päris palju ringi sõitmist, nii et oligi vahepeal leppisime kokku, ta oli 2 nädalat oli jälle meiega.
ja siis Liina tuli Taani ja siis meil oli nagu, meil oli seda alles siis, kui Maria Maria hakkas koolis käima, seal Brüsselis nad läksid 6 kooli, siis ta nagu rohkem jäi paiksemaks sinna ja siis ainult kooli vaheaegadel. Või et siis mõnikord käisime meie seal, aga noh, need olid niisugused lühiajalised käimised. Ja samas jälle, kui lõpuks oli nagu see Eesti kooliaeg jõudis kätte, siis jällegi Maria tuli meie juurde. Me kolisime tagasi Eestisse pärast kooli lõpetamist Kopenhaagenis ja siis me võtsime Maria enda juurde ja Maria käis Vestholmi koolis 5 klassi. Nii ja Kopenhaagenist tulid tagasi, siis kaua teil aega võttis, et see nagu ühine karjäär ja ettevõtlus ja klounaad nagu alguse sai, et niimoodi seda ühistegevust järjest rohkem ja rohkem hakkas olema? Meil tegelikult väga vedas. Me olime veel Kopenhaagenis viimast aastat õppimas, kui meile tuli Jüri Pihel helistas, kes oli siis TV1 programmi juht. Ja ütles, et millal te siis nüüd tulete? Me hakkame siin nüüd uut Lastesaaret tegema. Millal te nüüd siis tulete? Ja ehk siis meid tegelikult ootas töö. Me tulime tagasi ja meid ootas juba teletöö. Et see oli see oli väga suur kingitus. Nagu paremini minna ei saagi. Pluss siis Haide sai VAT-teatrisse näitlejana. Ma tegin paljudes lavastustesse. Ja mina sain Vanalinna stuudiosse, nii et meil läks kõik kuidagi väga ladusalt. Aga siis võiks ju nagu arvata, et ongi, läheb väga ladusalt. VAT-teater, Vanalinna stuudio, nagu, et mis siis nagu elul viga, eks ju? Kus seal ikkagi nagu see nagu klounid äkki tekkisid? Ei, sõna otseses mõttes ei kusagil. No selles mõttes, et ega muidu ei oleks ju klounid tekkinud, kui me poleks Kopenhaageni koolis käinud. Ja, seal me saime selle klouni maailmaga tuttavaks, saime maitse suhu, saime natukene aru, mis maailm see on, natukene. Sest et ma mäletan nii hästi, kuidas me ikka pusisime mina pusisin nende harjutustega, mis me seal klooni stiilikursusel tegime, et sa pead ennast viima ühele teisele tasandile, mõtlemise viisis, käitumise viisis, pluss siis sul peavad olema mingisugused tehnilised oskused. Et see ei ole ainult niisama jutuajamine, et sul peavad olema visuaalsed tehnilised oskused. Ehk siis tegelikult see kool oli selles mõttes lahe, et ta oli nagu, me olime ju lõpetanud nüüd peda, mis oli siis põhimõtteliselt siis Stanislavski meetodil, nii nagu on ka lavakas, sest et meie õpetajad olid endised lavaka lõpetanud inimesed ja töötanud näitlejatena või siis ma ei tea, lavastajana. Toomasel oli kursusjuhendaja Margus Tuuling ja minu kursusjuhendaja oli Rudolf Allabert, kes oli tollel ajal ju, kui mina koolis olin, oli veel noorsooteatri peanäitejuhtki. Ehk meil oli kogu aeg ligipääs sinna teatrisse, nii et me elasime seal noorsooteatris, praegune Linnateater siis. Ja siis meil oli see 4-aastane nagu siis nii-öelda klassikalise näitleja õpe oli selja taga ja nüüd me läksime sinna Kopenhaagenisse, kus siis õpetati kõiki stiile või nagu teatriõpe käis läbi teatristiilide ja üks oli klounaad. Ehk seal muidu olid veel lisaks saab siis nimetada maskiteater, loo jutustamine, buffonaad. Kabaree oli kõige lõpus, oli kabaree, kuhu sai kõik asjad siis lõpuks kokku panna, mis me olime 2 aasta jooksul. Ja siis te kabaree asemel valisite, et see klounid nagu meil ei üldse mitte. See kabaree oli meil seal tookord üks nendest siis vormidest, millesse siis kõik need asjad, mis me olime siis 2 aasta jooksul omandanud, sai siis mingiteks numbriteks vormistada. Aga jah, ja nii-öelda see klounaadi õpe tegelikult jäi meil selle esimese aasta lõppu. Vahepeal on terve aasta olnud ka muud asja kõik. Ja meie ikka ju nii nagu meie püüdlusedki olid, me tahtsime ikkagi ju näitlejana teatris jätkata pärast kooli lõpetamist ja nii nagu me jätkasimegi, et kõik läks nagu plaanipäraselt. Aga siis, kuna me see TV1 lastesaade, mille nimi oli Kilpkond Kipsi lastekas. Seda näinud. Kipsi, kala. Jah, ega väga palju valikuid ka ei olnudki. Laste saateid niimoodi. Ja siis helistab mulle üks mul kooliaegne sõber,
mul lastel sünnipäev. Tulge otse kilpkond kipsi ja see kala, tulge tehke väike. Et nad vaatavad, neile väga meeldib. Ja, tulge tehke. Mulle võimalik, et üks on sellisest vahtkummist kilbi ja vahtkummist peaga, et ma ei näe läbi nende võrksilmade, mis on tele jaoks tehtud. Et läbi võrksilmade ainult näeb mingisugust sektorit niimoodi, et sa ei saa aru, mis siin kõrval toimub ja teine on käpiknukk. Kuidas sa teed? Kuidas sa lähed sünnipäevale, et hakkad mingit sirmi ehitama sinna ja kasti või mida ja mida sa teedki üldse nagu, et meil on muidu stsenaarium ette. Tulge ikka. Tehke midagi. Tulge tehke midagi. Ja siis me hakkasime mõtlemagi, et aga... Ja läksite tegite? Siis meil olid olemas kooliaegsed kloonikostüümid. Ninad olid alles. Ma ei tea, miks me need kaasa võtsime. Ikka võtsime kaasa. Sest me tulime autoga ära vaata tookord Kopenhaagenist, siis me saime võtta asju kaasa. Ja ütles, hea küll, aga me võime tulla küll, aga me tuleme kloonidena, et meil on ühed kloonitegelased ka kooliajast. Ja siis meil ei olnud mitte ühtegi muud numbrit olemas kui ainult akrobaatika number. Mõtlesime, sobitame selle siia kloonide sisse, selle akrobaatika numbri, aga ärme seda kohe ära tee, et teeme mõned, vaatame, teeme mingit mängu ka nendega, siis meil olid sest me alguses käisime, siis me tegime nendega mingid teatevõistlusi ja siis meil olid mingid vidinad kaasas selleks, et kui mingid umbes a la 2 ämbrit ja 3 palli on ju, et siit hakkab minema ja siis lükkab kahvliga ees seda ja siis peab tegema ümber ämbri palli ja jõudma tagasi. Kohe lähme podcastiga edasi, aga tahtsime sulle öelda suur aitäh, et sa meid vaatad ja kuulad ja loodame siiralt, et see podcast annab ka sulle väärtust ja kasu, et enda lähisuhted veel paremaks viia. Me toome selle podcasti sinuni täiesti tasuta ja et me saaksime ka seda edaspidi teha, siis on tegelikult paar väikest liigutust, mida sa saaksid selle jaoks teha. Vajuta seda follow, jälgi, subscribe nuppu. See on esimene, kõige väiksem samm. Mida sa teha saad. Ja mine ka papsi.ee lehele ja vaata meie koolitusi. Näiteks võta ette päevane koolitus meestele, papside meistriklass, et saaksid oma isaduse, oma lähisuhted viia veel paremale tasemele, sellepärast, et me ju kõik teame, et peale laste tulekut suhtesse nii mõndagi muutub. Et see paarisuhe ei pruugi enam olla endine, võib-olla lastega see lähedus on läinud kuhugi kaugenenud või ka suhe endaga. Ei ole enam päris see, mis ta nagu oli. Siis võtta ette meie papside meistriklass ja lubame, et sealt tagasi koju jõuab hoopis teine mees. Aga nüüd jätkame podcastiga. Ühesõnaga, sealt said need kloonid alguse. Meil nimeks olid meil kooliajast jäänud paprika ja tomato. Paprika. Piip ja tuut on parem ikkagi, jah? Paprika ja tomato. Tegite esimese ära. Mis edasi sai? Aga edasi juhtus see, et keegi oli seal külalistest oli keegi lapsevanem veel. See vist oligi juba see, kes ma nüüd jälle vaata nimes, hea küll, ühesõnaga, kes avas selle lasteriiete poe, Popi pood oli. See oli Karl ja Linda. Ja, aga nad müüsid Popi asju, just nimelt Karl ja Linda oli ja need oli oma ja Reima ja Popp. Reima asju müüsid. Ja Popiga. Poppi minu meelest ei olnud, nad müüsid Reima asju. Ja küll, häid lasteriideid. Ja nendel oli juba nii, et neil oli siis nagu esimene aasta sai ja nad nagu tähistasid, need on aasta aega lahti olnud selle lasteriiete pool. Ja siis juba sinna siis kutsuti meid juba tegema. Ja kas ei olnudki nii, et siis me käisime juba otsisime endale uue kostüümi, et otsisime. Ma mäletan seda, kuidas ei olnud ka nii, et läheme nüüd kuskile ja ma ütlesin, et mis asi mul üldse seljas peaks olema, nii et ma alustuseks ostsime mulle sidrunitega trikoo. Ma õmblesin siia alla sellised ilusad pitsist, nagu pikad pitspüksid oleksid ja siis mul oli selline nagu siis baleriini patška, niimoodi oli siin. Ja et ma olin väga hea see ilusas vormis ja ma olingi nagu baleriin ja mul oli algul selline valge tutt siin peas ja natuke rohkem oli ka meiki. Et põsed olid punaseks ja lõug oli valge ja kulmupealsed ja ehk siis me hakkasime seda klooni karakterit uuesti nüüd looma, mida me siis seal Taani teatrikoolis olime teinud. Mis? Ja lihtsalt seal sünnipäeval keegi nägi ja kutsus. Käisime veel mõnel sünnipäeval, siis juba seal selle Karl ja Linda poe esimesel sünnipäeval. Ja seal me käisime nüüd iga kord, kui jälle sünnipäev oli, ma arvan, me käisime oma 5 aastat seal kogu aeg. Jälle olid juba Piip ja tuut ja siis me tegime jälle nendega seal võistlusi ja jooksid. Niimoodi läks selleks nagu see reklaam levis. Nagu suust suhu, jah. Suust suhu, kes nägi, kutsus.
ja lõpuks me niimoodi 10 aastat. Nii et see 10 aastat sa mõtled, et tegite niimoodi, käisite? Käisime. Lõpuks see jäi jalgu. Lõpuks hakkas seda nii palju tulema, et nii-öelda see vatitöö jäi natuke jalgu juba. Ja 10 aastat oli kokku piipjuut ennem, kui oli täiskohaga lõplikult? Enne, kui me hakkasime, kui me oma teatri Kopenhaag või seal selles mõttes Toompeal lõime. Okei, 10 aastat lausa. Sest et tegelikult see võttis üle meie elu. Numbritega mõelda sedasi, siis kui me 98 tegime selle esimese ülesastumise, 97 tulime Taanist ja 98 käisime seal sünnipäeval. Ma arvan, see oli 98. No ma arvan, see oligi. Ja, see pidi olema, sest et siis juba oli Õhtulehe artikkel, et Eesti esimene naiskloun. Okei. Ei, see on see veel. Veel ei olnud. See oli natuke hiljem. Teil ei olnud niisugust asja, et nii õppisime nüüd Taanis. Nüüd me oleme väga haritud, meil on nagu nii-öelda konkurentsieelis, istume maha, teeme SWOT-analüüsi. Draamateater, linnateater. Mis on Eestis puudu? Nii, klounaaž puudu. Ei, klounaadi. Seda ei olnud, jah. Ei, sellist plaani ei olnud. Selle analüüsi tegi elu ise meie eest ära. Aga mind huvitab see, et ma saan aru, et see otsus nagu teadlik ei olnud, aga nüüd kui nagu ikkagi kahekesi koos suhtes, eks ju, ja hakkate niimoodi seda klounaadi nagu tegema, kas te punkt 1 või te vist väga toll hetkel selle peale ei mõelda, kuidas ja mismoodi suhet mõjutab ja teine on, kuidas ta üldse on mõjutanud. Ja sama see, et ikkagi te teete nagu nüüd juba ikkagi väga palju koos, et lisaks sellele, et ettevõtlused koos, eks ju, teil on etendused koos, kodu koos, olete lapsevanemad koos, vanemad vanaisad nüüd koos, eks ju, et kuidas see kõike seda suhet mõjutab? 24/7. Kui sa tänase päeva kohta küsid, siis tänaseks päevaks me oleme selle olukorraga harjunud. See on loomulik olemine ja teisiti oleks teistmoodi. Ja, aga Aide kommenteerite seda olukorda praegu? Kommenteerin või? Samamoodi, et oled harjunud või selles mõttes, et nagu ma ei ole teadnudki teistsugust suhet ju. Et selles mõttes, et meil nii ongi olnud ju. Meil on niimoodi olnud juba 28 aastat on niimoodi. Siis kui Toomas selle üle niimoodi kumardas ja istus sinna kõrval ja siis läkski. Ja, eks ikka alguses ikkagi oli ju leegitsev suhe ja siis see suhe natukene niimoodi hakkab, elu tuleb peale ja siis tulevad lapsed ja aga meil oli ikkagi seda ühist niisama, ütleme siis niisama olemist, me ei saa öelda niisama olemist, ilma lasteta olemist oli meil ikkagi veel pärast teatrikooli veel oma 7 aastat. Nii et me käisime veel, sõitsime mööda ilma ringi, käisime erinevatel kursustel veel koos, nii et meil oli tegelikult seda kurameerimise perioodi. Ja, seda oli meil pikalt, et seda me saime nagu nautida. Sest see on tõsi, et seal Kopenhaagenis olles see maailm, see teatrimaailm avanes tohutult. Sa nägid uue pilguga teatrit, sa nägid, mis toimub, rääkimata sellest visuaalsest teatrist, visuaalsest koomikast, millest me selle osa saime. Ja ka sa hakkasid nägema, kuidas see visuaalne koomika mujal Euroopas ja ka Ameerikas toimib ja elab ja kui me need esimesed klounide etendused ära tegime ja esinemised ja natuke rohkem need hakkas tulema, siis ma paralleelselt juba teadsin, kuhu ma pean vaatama, kus mingid kursused jooksevad ja me tahtsime neid sinna kursustele minna, et võib-olla sealt mõned uued trikid, mõned uued nipid õppida. Kusjuures huvitav on see, et ega meil kordagi ei tekkinud ka seda mõtet, et üks läheb. Alati koos? Jah. Ei olnud nagu see, et kui minnakse, siis ikkagi me läheme koos. Aga see mõttes, et enne laste sündi oli. Et suhte DNA-sse nii-öelda sisse kirjutatud see. Ja täiesti nagu mõlemale oli see siht oli nagu sama. Selle mõttes, et muidugi, sest me olimegi täpselt sama haridustaustaga. Okei, nii et seda ei oska isegi öelda, et kuidas see 24/7 on nii-öelda teile nagu mõjunud. Mul on nii palju nagu nii-öelda paralleele, vaata. Kuidagi moodi te elasite lihtsalt mingi 10-15 aastat varem seda elu, mida mina täna elan. Mul oli ka niimoodi, et metsa sünnipäevad, mida ma teen, teatud nišš on ja sündis samamoodi, et tegin ühele sõbrannale, ma käin lastega palju metsas, tule vaata, mulle vägev ja sealt tuli nagu järgmised 3-4 sünnipäeva lõpuks kasvas sellest nagu nii-öelda suuremat sorti business ja värgid. Ja minu naine tegi kõike seda koos minuga, mitte et oleks kargab ja jookseb seal metsas, vaid hakkas metsas nagu nii-öelda pakkuma toitlustust ja cateringi. Ja mis siis nagu nii-öelda toimus, oli see, et üks päev siis ma avastasin, et et ma olen oma naisega 24/7 koos. 24/7 koos ja siis tuleb mul naine
siukse jutuga minu juurde. Kallis, me pole ammu aega koos olnud, teeks midagi. Mul on nagu, mis mõttes? Me nagu teeme metsasünnipäevad ja me neid asju. Ja siis ma sain aru, et me oleme ära unustanud selle, et kus kohast algas suhe, kus kohast läks töö ja kõik need rollid olid täiesti segamini läinud. Täiesti nagu nii-öelda segamini läinud ja siis ma olin aru saanud, et oota, et meil on nagu nii-öelda pannud siin, noh, nagu teil on need etendusi asju, nagu teame, teil ei olnud kerge see stuudiossegi saada või selle saatessegi, et graafik on tihe, et meil oli samamoodi. Et millal siis nagu nii-öelda siis need asjad paika panna. Üks asi, mis ma tahaks nagu teada, et kuidas te neid rolle nüüd jagate või vaatate, et millal nagu nii-öelda nüüd me ei ole nagu see piip ja tuut. Või nüüd ei ole me ettevõtjad või nüüd me ei ole teatritegijad. Nüüd me oleme lapsevanemad, nüüd me oleme Toomas ja Aide, nüüd meil on paarisuhe. Kuidas, see on üks küsimus. Ja sealt tuleb teine küsimus ka, et kuidas te seda kirge siin hoiate. Ja siis tuleb kolmas küsimus. Kolmas ka veel. Kolmas ka. Mis juhtus meie elus oli see, et tekkisid mõnikord konfliktid. Mõnikord, no teilgi, aga konflikt näiteks, kui tekkis tööalaselt, siis me lahendasime seda suhtealaselt. Et kuidas nagu seda vahet tegite, et üldse see suhet tegelikult ei puudutanudki, mingisugune töövärk on ja nagu ületöötamine, muud värgid, särgid on ja siis hakkab meie suhet mõjutama. Et hakkame otsast pihta. No nii ongi, täpselt nii ongi, nagu sa räägid, on ju. Ja miks ma ütlesin seda, et täna me oleme sellega harjunud, siis see oli ikkagi üks teekond, üks päris, niuke eriline, kui mitte öelda tõsine teekond. Sest seda ma mäletan väga hästi meie esimesed esinemised klounidena. Siis me alati analüüsisime pärast oma üle, sest seal oli nii palju improvisatsiooni. Meil ei olnud seda ju valmis tehtud, seda etendust. Nii palju improvisatsiooni, mis oli kõik läbi publiku. Ehk me iga kord hüppasime nagu pea ees tundmatusse vette, sest koht oli teine, vaatajad olid uued. Siis me alati analüüsisime, mis toimis, mis ei toiminud ja võtsime sealt mingisugused otsused vastu, et midagi jätame, midagi ei jäta. Ja kui me siis püüdsime neid asju korrata, siis mõnikord ta õnnestus, mõnikord ei õnnestunud. Ja sealt tekkisid sellised, siis ütleme nagu kunstilised, mitte kunstilised, vaid erialast johtuvad sellised erinevad arusaamised, et sa oleks pidanud ju tegema niimoodi sel hetkel. See oli ju see hetk, sina oleks pidanud ju niimoodi tegema just praegu, aga sa tegid niimoodi. Et sellised asjad, niisugused teineteise arvustamised hakkasid peale. Ja need olid päris kirglikud, sest et me tahtsime parimat. Ja me ei osanud veel nii hästi koos siis toimida. Sest see, mis lava peal toimis, see oli, seal sa ju neid asju välja ei näita, seal sa ei tegelegi sellega, seal sa ainult mängid. Seal läks just nimelt, seal läks kõik väga ludinal ja pärast siis, kui sa analüüsisid, siis sa olid juba kõrval sees ja sa olid rollist väljas. Nina ehk siis mask oli eest ära võetud ja siis seal olid need erinevad arusaamad. Mina nüüd räägin oma seisukohta ja mingi aja möödudes, selleks oli jälle aega vaja, kui sa said aru, et esiteks enam polnud vaja nii palju analüüsida, sest asjad loksusid paika, etendused hakkasid mingisugust kuju võtma, need rollid hakkasid mingisugust vormi võtma. See analüüsimine oli oma ülesande täitnud juba, me olime nii-öelda analüüsinud ennast mingisugusesse staadiumisse. Et nagu tülitsenud ära mingisse staadiumisse või? Tülid ära tülitsenud? Nurgad maha lihvitud. See on üks väga õige tähelepanek, et see nurkade maha lihvimine on paratamatu ja see toimub. Siiamaani. Nüüd hakkab Vaide tulema. Ootan rahulikult, las ta räägib.
no lihtsalt ma võrdlen seda, kui palju lihvimist oli siis ja kui mina seda ei mäleta üldse, et me seal, ma tean seda küll, et me alati arutlesime ja kõike see, aga ma ei mäleta, et see oleks olnud nagu väga kirglik, et nagu, et me üksteist oleks mingi süüdistanud või seda. Mina seda ei mäleta. Me ei süüdistanud, aga meil... No selles mõttes, et jah, et sa eeldasid, et partner teeb kuidagi moodi midagi. Ja, aga lõpuks ja, et mina... Sa ei maksa eeldada, see on see sama. Ja lõpuks ma sain aru, et me ei saa siin midagi eeldada, et kuigi me oleme koos ja kogu aeg koos ja teeme asju koos, siis ikkagi Aide on Aide ja Toomas on Toomas. Et sa pead sinnamaani jõudma, et aru saada, et kuigi sa oled koos kogu aeg, siis ikkagi me oleme erinevad. Ja et tahta, et sa oled nagu üks, teised arvasid juba ammu, et me oleme üks tükk. Vaariuse teatris Heidi Sarapuu ütles kogu aeg, et see on nagu üks, Aide Toomas, see on nagu üks asi, et kui ta võtab, teeb mingid lavastustest, ta kirjutab alati meile mõlemal. Aide oli see, kes ütles oot. Ma ütlesin siis, kui lapsed sündisid. Et nüüd oleks aeg meid nagu kirjutada nii, et muidu me tuleme koos laste juurest ära, me peame lapsehoidja võtma või nad jäävad omapäi või et kirjuta meid eraldi. Ja, et ei pea me koos tulema alati. Või teine sisse, et me niikuinii seda Piipu ja Tuutu teeme koos, et vähemalt seal lavastuses võiksime eraldi olla. Aga Haide, sinu nägemus sellele, nagu ütleme sellele koos olemale rollikonfliktile kergele, mis seal sees oli? Tead sa, ma tean, et ütleme selles mõttes, et mina kindlasti ütlesin vähem, kuigi ma olen sõnakam. Tegelikult ma olen nagu loomu poolest olen lihtsalt nagu ütleme suurema jutuga või rohkema jutuga, kuigi praegu võib jääda täitsa teine mulje. Siin mees räägib. Ma olen ka õppinud sinult väga palju. Ja, päriselt ka. Muuseas, päriselt ka. Vaat, mis välja tuleb. Ja. Õpib, jah. Õppimisvõimeline mees on sul. See on harulduslik. Sa oled saanud selle. Lihtsalt, kui sa pole seda praegu tähele pannud, siis Toomas just praegu ütles, et ta on sinult õppinud. Et sa siis nüüd oled teadlik. Ja, aga vaata, võib-olla see häda ongi selles, et mida inimene teeb, ta tahab ju hakata nagu seda, ütleme, et seda kedagi enda järgi vormima selleks, keda sa arvad, et ta võiks olla. Ja siis ma arvan, et põrkumised võib-olla tulevadki sellest, et sa heeldad liiga palju. Et pigem mulle tundub, et oleks, et see, et endale kogu aeg ütelda, et sa ei saa eeldada, et teine mõtlebki nii, nagu sina arvad, et ta peaks mõtlema või nagu, et ma ütlen, et see üks asi, mis on küll, et mida ma olen mõelnud, et ülikeeruline on rääkida. Meil on lihtne rääkida etendusest, on ju, aga ütleme, et siis, kui sa tuled nagu sellesse nii-öelda tavaellu tagasi, et siis mingisugustest, ma ei tea, lihtsam on ütelda, et las olla, on ju. Ei, see ei vii mõttetu, on ju. Et see jutt ära lõpetada, sest et see ei vii kuhugi. Mina jälle tunnen ise siin sees, ma ütlen, et praegu tegelikult oleks vaja rääkida, aga siis sa saad aru, et praegu rohkem tegelikult ei tohi praegu ütelda, sest ei mahu siia autosse ära võib-olla. Praegu ei mahu, sest me sõidame väga palju koos autos. Et millest nagu rääkida või kuidas nagu rääkida. Et mulle nagu tundub, et ma ei tea, kas naistel on nagu lihtsam rääkida või ma ei tea, ütelge teie, ma olen 3 mehega koos. Kas on nii, et naistel on nagu lihtsam rääkida, ütleme, et hakkame nüüd arutama, katsume nüüd nii arutada, et nagu sul ei ole mõtet rääkida sellest. Et seda nagu ta naerab siit, aga on rohkelt erandeid, aga sul on õigus, jah, et naistel tuleb see lihtsamini välja tihtipeale, et meestel on neid samme sulle lähemale või naisele lähemale astuda oluliselt keerulisem teha. Ja, ma võin öelda, naisterahvas võib-olla ka jällegi tajub selles mõttes seda olukorda, saab aru, et mul ei olegi mõtet siin praegu midagi ütelda. Kuigi tegelikult vajadus on. Tegelikult on vajadus ja siis see leebub ära või see maheneb ära, see olukord maheneb lõpuks ja mahenebki. Kas maheneb või pannakse kuskile vaiba alla? No võib-olla ta on ootel. Võib-olla on ootel, kogub seal järgmist olukorda. Sest et kui mõelda nagu pereelule, siis tegelikult seesama pereelu ju läheb kogu aeg edasi. See mingi ootel asi on kusagil siin võib-olla. Teinekord on see, et lahendus võib jõuda kätte ilma, et sa selleni, et sa peaksid seda nagu uuesti nüüd välja võtma, hakkama eraldi rääkima sellest, vaid et see tuleb mingi teise nurga alt kuidagi tagasi ja sa oled jõudnud selleni.
ei, siin Toomas pole midagi teha, sa tead, et siin on tulemas, sind varsti võetakse natuke gaas pealt ära ja ikkagi on. Mäletad seda bussi läks, vaata see suur kohver on ju, see laegas. Ja see on seal täis. Natukene on kogutud nüüd, mõned asjad on ootel seal. Ei, ärge te arvake, et ma ei plahvata, ma siis plahvatan lõpuks ka, eks ju, et kui ma nagu saan aru, et asi on nagu vajab sekkumist, siis ma ikkagi lõpuks sekkun ka. Intensiivselt sekkun siis, on ju. Aga kas need on, vaata, nüüd on see küsimus, et nüüd teete koostööd, kas need intensiivsed sekkumised on ka mõnikord, kas need on valikulised või on mõnikord seda pinget juba nii palju kasvanud, et see ei saagi seda midagi parata, et ongi kriitilisem aeg. Teil on mingisugune, ma ei tea, 5 etendust olnud. Aga absoluutselt, ta on alati seotud, see on täiesti nagu nähtav muster, see on alati seotud sellega, kui on liiga palju tegemisi või liiga palju kohustusi. Ja pingeline aeg on selles mõttes, et siis teise peale välja elamine on nagu palju lihtsam tulema. Selles mõttes, et sa ju lähed, ega sa seda siis ei lähe publiku ette tegema, muidugi loomulikult mitte. Laval on nii lihtne. Et selle professionaalsuse... Laval on nii lihtne, sa oled nagu seal ja sul on nagu see tänu publikule on see mingi kontroll, eks ju, et sa lihtsalt tead, et sa oled professionaalina, sa lihtsalt ei lase seda ligi. Sa teed korra niimoodi... Ja oled teises rollis, ongi olemas. Ja laval on väga-väga lihtne. Võtaks kohe teie sellest vanemluse karjäärist ikkagi lapsevanemaks olemisest ka rääkida natukene, aga viimane küsimus suhte kohta veel see, et kus te siis seda, kas teil on nagu määratud, et nüüd on see nagu suhteaeg ka või tegelikult on see, et teil on üks suur nagu hallollus nii-öelda selles suhtes, et kõik on koos ja läbi põimunud iga pidi? Tead, meil tundub, et see suhte asi on siis, kui me jälle läheme väljasõidule koos, on ju. Aga me sõidame väga palju koos välja, on ju. Okay. Ja meil on, minust me väga naudime seda jälle, et me oleme kuskil hotelli jõuame, on ju. Ja siis jälle mõtled kohe nii... Sest vaata, sa oled kodus on ja siis on see koduelu, siis on kõik need asjad, mis sul on kaasas on ju. Selleks, et seal nüüd lähen etendust tegema, mis siis, et ma tean, ma lähen homme etendust tegema. Me teeme nüüd juba tihti seda, et kui meil on näiteks Tartus hommikul kell 10 etendus, et me läheme õhtul sõidame valmis Tartusse. Ilus. Et me ei pea seda tegema järgmisel hommikul. Ja annate keskkonnavahetust endale ka, eks ju sellega. Pane kirja, kui papsid lähevad nüüd Tartusse tegema keikasid. Siis lähete päev varem kohale. Enda suhet ka vaja hoida. Meil on samamoodi Kristoga. Ei, aga me tegelikult ma nagu väga, et lapsed on küll nagu ütleme selles mõttes kannatanud, et tegelikult ma nagu naudin neid välja sõita. Ma ei mõtle isegi nagu selle, ma tean, et ma tahad nii, meil on näiteks, meid kutsutakse ju vahest Brüsselisse või et me oleme käinud Taanis esinemas ja kui me läheme nagu suurema asjade hulgaga, kui on, ütleme, selle lennukiga mõistlik minna, siis me teeme pika sõidu. Toomasele jälle väga meeldib panna paika sõidu peal igasugused peatused. Ta on nagu väga, ta võiks olla väga hea reisikorraldaja muuseas. Ma arvan, et kui super reisikorraldaja. Väike lisatöö juurde ja mis seal ikka. Teeme seal. Selleks aega ei ole, kindlasti ei ole aega. Mehel on täna ka veel, vaatab praegu kella kogu aeg. Nii, tänase päeva jooksul on vaja veel ära teha see ja see ja see ja see. Logistikaplaan käib siin niimoodi. Mitu peatust, eks ju. Aga kui rääkida lapsevanemluses, siis ma saan aru, et emmaga võttis ikka aega. Teil oli 7 aastat öelnud, et oli see protsess, et ooteprotsess oli nagu pikk ikkagi. Ja me mõtlesime, et tuleme Kopenhaagist tagasi, põhimõtteliselt töö oli nagu olemas ja mõtlesime, et siis ikka las tulla, kui tulla tahab, aga need ei tulnud. Võttis aega. Ja võttis aega, jah. Aga lõpuks tuli välja, et võib-olla oleks võtnud veel kauem aega, et lõpuks tuleb lihtsalt rääkida inimestega, on ju. Ja said abi. Ja spetsialistidega suhelda, on ju, et ma mäletan seda nii hästi, ma olin veel vahepeal, enne kui me Kopenhaagenisse läksime, ma olin 2 aastat veel Viljandi Ugalas näitleja. Ja siis ma elasin seal ema tolleaegse kursakaaslasega, kes oli vahepeal Viljandisse tööle läinud ja tema oli günekoloog. Ja ma millegipärast mõtlesin kogu aeg, et ei, meil on nii tore, ma elasin tema korteris seal ja tema käis seal Tallinnas tööl ja talle meeldis, et keegi kassile süüa annab, et ta vahepeal paar päeva ära on. Ja veel nii hästi. Ja ma millegipärast kogu aeg hoidsin, et ma ei hakka nagu oma isikliku eluga nüüd tulema siia sellesse ja siis ühel hetkel nagu mõtlesin jälle, et ma ikka paari sõnaga räägin Marega, et mis ta arvab sellest asjast. Siis Mare ütles, oi, nii, ja vaata nüüd kõigepealt me saame teha seda ja siis me teeme seda ja kui see ei toimi, siis me teeme seda. Ehk siis nagu selgus, et on nagu hakkame ühest otsast minema ja vaatame, et alustame kõige lihtsamatest asjadest ja nüüd lõppkokkuvõttes on olemas ka kunstlik viljastamine, kui on nagu sinnamaani vaja jõuda. Aga võib-olla ehk, et
kõigepealt oli vaja igasugu väiksed testid teha testid teha, kas ja kes mees on töövormis, kas naine on töövormis. Meil on töövormis. Ja siis leiti väike viga üles, mis oli ikkagi minu küljes oletatavasti ja siis selgus, et on olemas lihtsalt ravi. Mis lahendab selle ära? Põhimõtteliselt hakkasin tabletti võtma, on ju. Aga oleks seda varem teadnud. Ja siis sündis ema, eks ju? Mis aasta oli? 2003. 2003. Ja, nii et me 97 tulime tagasi 2003. Läks aega. 10 aastat koos elanud selleks hetkeks. Kuule, siis olid ju mõnda asja juba maha lihvitud ju küll. Ja väga valmis olime lapsevanemateks olemise. Ma mäletan seda, kui ema sündis, ma olin nii valmis, et ma mõtlesin, mis mõttes, et kuulge, mul ei ole ühtegi rohkem, ma ise võtan, ma ise teen, on ju. Kuigi sünnitus osutus selliseks, et oli rohkem teiste abi vaja, kui ma ise suutsin, aga ma olin nii valmis. Ka ema ei kartnud seda titte üldse. Ma nagu tahtsin selle tittega. Mitte 20-ndates? Ei olnud jah, ma olin 32 juba. 32. Ja siis ega te seda kaant sinna peale ei pannud, et siis hakkas riburada pidi tulema. Jah, masin sai töökorda, nagu ma ise naeran seda, et masin sai töökorda ja selgus, et jäi töökorda. Tuli Siim ja tuli Anni peale ja siis Siimust ikkagi ka paari sõnaga rääkida, et siis ma saan aru, et Siim oli 3, kui tuli siuke šokk või? Väga, tuli küll jah. Räägi sellest ka. No vaata, et kõik ausalt algusest ära rääkida oli see, et meie olime ikka täitsa pimedusega löödud selgub, on ju. Et meie vaatasime lihtsalt on siukene sibli ja noormees, on ju. Ülirahulik beebi. No saad aru, siuke unistuste beebi, on ju. Vanainimeste laps, nagu öeldakse. No selline laps, kes lihtsalt nagu on ise ja teeb, ta võis lihtsalt lebada, vaadata mingit ühte mänguasja. Muidugi, kui nüüd tagantjärele oleks osanud mingit märke lugeda või üldse, ma ei olnud selleks hetkeks väga vist ühe korra olin kuulnud, et keegi ütles sõna autism, on ju. Oli ühes trennis oli üks poiss, kus siis treener ütles, et ma püüdsin taga nagu rääkida ja siis ta ütles, et ei, kuule, ta on autist, on ju. Ja ma ütlesin, mis asja see tähendab, mida see tähendab, on ju. Ja see muud ei tähendagi, et ta ei olnud nagu sotsiaalne selles mõttes, et ta tegi küll kaasa lõpuks, temaga oli vaja natuke teistmoodi suhelda. Ja ta ei vaadanud sulle otsa, kui sa temaga rääkis. Jah. Ja siis, aga see oli kõik, minu teadmised sellega piirdusi, et ma rohkem ei teadnud midagi. Ja siis, ühesõnaga, meie lihtsalt jooksime Siimule järele kogu aeg. Lõpuks siis, kui ta juba jalad alla võttis. Et see rahulik beebi ju oli siis see, ütleme siis, kuidas ütelda, siis see märk, mida me lugeda ei osanud. Ja mis oli pärast, kui sul oli teine laps oli kõrval, see lihtsalt... mis sa veel tahad saada, sa saad endiselt kogu tähelepanu sellele emmale ja kui see tähelepanu... Ja kuna emma hakkas juba suhteliselt varakult rääkima... No nii, 1,5 oli temaga vist vestelda. Ja aga Siim ei vaadanud sulle pikalt otsa, Siim ei hakanud rääkima. No ikkagi oli see, kui lasteaia aeg kätte jõudis, ta oli 2, ma sain ta sõimerühma, samasse lasteaeda panime kus emma. Ja esialgu oli ikkagi, ta selle aasta aega seal siis kuidagi moodi oligi, et kuniks siis hästi delikaatsed olid õpetajad kõik. Nad püüdsid taga seal hakkama saada. Ta oli siis sõimerühmas, aga sul on 16 last on ja siis kui on üks kutt, kes teeb seda, mida tema tahab, on ju. Õigemini ta ei suuda tegelikult nende teistega samas ruumis viibida, sest on lärmakas. Ühised tantsu või need tunnid, mis siis olid nagu kuskil läksid saali ja siis kõik hakkavad koos laulma, see oli tema jaoks täiesti välja kannatamatu, nii et ta läks kuskile laua alla peitu, on ju. Klaveri alla peitu. Ja siis, kui nad ühe korra küsisid meilt, et muidugi oli õues temaga väga keeruline, sest ta ei saanud aru, et siin on meie rühma mänguala. Et siis, kui õpetaja küsis ja õpetaja küsis ükskord, et ega ei ole Siimul mingit sellist hästi kireva värvilist mütsi. Mis jaoks on ju? Mõtlesin, et ei, et meil on see sinine ja siis meil on see rohelised riibuline. Mõtlesin, et jah, teistel poistel kõigil on samasugused. On ju. Ja siis nad olid lahendanud olukorra sellega, et iga kord, kui Siim läks välja, siis nad olid lõiganud oranžist krepppaberist ülisuure tuti kokku. Ja selle panid talle siia selle mütsi, selle tuti, selle niisugune väike. Siis oli lihtsalt näha, kus ta on parasjagu. GPS. Täpselt oli. Oma rühma juures ei püsinud. Ja siis nad olid oma vahel teinud õpetajat sellise süsteemi, et üks, sai aru, et nad ei saa teda hoida, on ju. Ta hakkab lihtsalt nagu kisama, sest kinni ei hoia ju last, on ju. Et ta lihtsalt jooksis sinna ja siis oligi nii, et üks õpetaja vaatas siis siit, teine vaatas siis nagu järgmise nurga taha ja siis näitasid oma vahel pildis, eks ju. Ja siis Nüüd on ta seal vanema rühma kiige juures või nüüd on siin keskmise rühma
liivakastis ja siis, kui see sõimerühm läbi sai ja ikka seda kuidagi ei hakanud seda kõne juurde tulema, siis läksite. Siis nad lihtsalt ise soovitasid, et kuidagi siis lasteaiast tuli soovitus, et võib-olla on Siimul hoopis vaja logopeedilist lasteaeda. Et niisugune asi on ka olemas. Ja, aga et selleks, et logopeedilisse lasteaeda saada, on vaja läbi käia see komisjon, kus on sul siis see lastearst, eks ju, siis on sul see psühhiaater, lastepsühhiaater ja psühholoog. Et seal on niisugune komisjon. Ja siis ma väga hästi mäletan seda, kuidas me siis läksime, see komisjoni aja olime siis endale kirja saanud ja läksime sinna Mustamäe lastehaiglasse. Toomas jäi veel alla sinna parklasse istuma autosse, et mis me siis nüüd kõik koos läheme. Ütlesin, no jah, et kui see ei tule, et siis ma lähen. Ja seda, küll see oli keeruline temaga seal ukse taga oodata, sest nad ei olnud sugugi meid valmis kohe nagu vastu võtma. Mul tundus isegi, et uks oli kinni ja nemad tulid siis, kui neil aeg sobis. Siis ta veel ma jooksin ei, ta ei saanud aru. Järjekorras seismine on hästi arusaamatu asi tal. No see on isegi tavalapsele on nagu keeruline. Aga no ja. Nii et ma olin tegelikult kogu aeg mures, et ma sain aru, et ma ei saa istuda siin ukse taga ja oodata kogu aeg, sest ma lihtsalt jooksin tal sabas kogu aeg, kuniks lõpuks meil mingis kuskil nurgas oli järsku oli see kala, see akvaarium. Seal ujusid kalad ja see järsku köitis ta tähelepanu. Ja siis ma sain aru, et okei, siin ta nüüd natuke seisab, ja ma jälle käisin nurga tagant vaatamas, kas see uks on nüüd avanenud. Ja kui siis lõpuks pääsesin sinna sisse, ma olin ise juba leemendasin igist, sest ma olin muidku jooksnud mehele järgi. Ja siis läksime, istusime sisse ja nemad istusid siin diivani peal ja seal oli nurgas üks mängumaja ja mänguasjad. Ja Siim läks sisse niimoodi täpselt otse sinna, viskas külini maha ja hakkas mingite mänguasjadega mängima. 0 kontakti nendega, kes seal olid. Ja siis mina kogu aeg mõtlesin, et ma ei tea, mis ma pean tegema, kas ma pean ta võtma ja tooma siia enda juurde või kuidagi püüdma, et ta nagu vastab või et kuidagi. Ja siis ma korraks isegi tõin ta siia, siis need istusid mul seal vastas. Ja põhimõtteliselt nagu lihtsalt selle ühe käitumise mudeli järgi, mis see siin tegi, need olid kõik vilunud silmad seal. Öeldi, et aha, nii, nüüd on nii, et meie ütleme teile siis niimoodi, et Siim on autist ja see on elukestev puue. Ma olin ikkagi, ma mäletan, et ma lihtsalt nagu vaatasin neid niimoodi ja mõtlesin, mis mõttes te nagu nii kiiresti selle oskate mulle ära öelda. Et oli kahtlus ka veel, et ütlesite valesti? Ei, ma ei osanud midagi kahelda. Selles mõttes, et me olime ju mingi põhjusega tegelikult sinna jõudnud juba, on ju. Ja siis ma esialgu nagu ei teadnudki, mis ma tegema nüüd pean siis. Eks nad kindlasti andsid mulle mingisuguseid järgmisi juhendeid, kuhu ja mida, aga ega see oli küll puhas udu mu jaoks kõik. Et siis ma selle Siimuselt kaasa võtsin ja jõudsime siis Toomase juurde autosse ja siis ma nagu ütlesin seda ja siis ma mäletan, et me lihtsalt minu meelest me nutsime juba mõlemad korda, sest ma ei saanud üldse aru, mis ma selle infoga peale pean hakkama alustuseks. Siis võttis tükk aega, et edasi tegutseda või. Järgmised sammud nii-öelda paika panna. Et alguses jõudnud kohal. Järsku nagu ei oli, et kes see poeg meil nüüd on siis. Muidu oli kogu aeg see meie Siim ja nüüd järsku on see meie Siim, aga tal on mingi teine nimi juures. Aga võttis aega siis, ma ütlen, kui suvi oli ju vaata vahel, eks ju, sest et see otsus läks järgmiseks kooli, tuligi teha nii, et sai ju mööda, see kevad sai mööda, siis see lasteaed lõppes ja siis nüüd oli see suvi. Ja siis ma mäletan, kuidas ma lugesin igasugu raamatuid ja muidku rääkisin sellest valju häälega ja siis tuli välja, et nii Toomase isa kui minu ema, kui kõik olid kogu aeg mõelnud, et ei ole päris tavaline poiss. Aga keegi midagi ei olnud? No jah, ei osa, nagu mis sa siis ütled, on ju? Et minge ja hakake otsima või uurima või kuidagi, eks see elu käis kogu aeg edasi ka. Ja ega seal ei oleks olnud ka vahet. Ja midagi teha ei oleks öelnud või mitte ja diagnoosi tol ajal niikuinii ennem 3 aastat. Kui see on ikkagi nähtav, siis pandi enne ka. Sest et autismi lihtsalt on nii laia spektriga, et sul võib olla autist, kes on nagu kohe esimest hetkest sa saad aru, et on. Et kuna ta ei kannata üldse mingisuguseid, ma ei tea, ruume, hästi palju erinevaid asju, mis on juba vastuvõetamatu, aga Siim oli nagu minu jaoks tõesti tavaline beebi, on ju.
et noh, välja arvatud see, et kui jalad alla võttis, siis jooksis ja tegi neid asju, mida tahtis, aga mina ei osanud ka mõelda, et ei peaks tegema, onju. Eks Tema oli küll väga rahulik. käsklus või soovitus või jutt läbi sõna Ei jõudnud. kunagi nagu nii nagu mõeldud. Nagu tavapäraselt jah, et sa võtad nagu tähelepanu, et noh, hästi palju läks aega selleks, et tema tähelepanu saada. Kuidas see nagu mõjutas siis edaspidist elu, et kui palju te korrektuure pidite tegema? No korrektuurid olid need, et me saime aru, et tegelikult on abi vaja ja et on olemas täiesti lasteaed, kuhu selline noormees saab minna. Et meil on olemas Õunakese lasteaed ja tegelikult vist on neid veel paar tükki siin linna peal. Et ja me saimegi siis, käisime seal Õunakese lasteaias jutul, sest et see oli see soovitus, kuhu meid nagu, no üks oli Lasnamäel ja teine oli siis seal Mustamäel, et aga kuna me Nõmmekad olime, et siis Mustamäe tundus nagu loogilisem. Ja üli väga toredad õpetajad ja kohe hakkas areng. Et noh, nad said aru, kuidas selle mehega tuleb käituda, on ju, nemad teadsid, neil oli noh, need õpetatud inimesed, kes teadsid, kuidas käituda, on ju. Ja me saime sealt ka nagu sellist tuge või tagasiside ja kogu aeg meil siis olid need noh, vanematega ju on iga kord see väike arenguvestlus on ju, et kuidas, et kus me oleme jõudnud, et mis see Siim siis praegu on ja kuhu me tahame jõuda ja mis meie eesmärgid on ja nii nagu see on ja see käis kuni tegelikult 16. eluaastani välja, nii kaua kuni ta Tondi koolis oli. Meil käis Hannes Järmaküla, kes ka eelmisel hooajal käis stuudios rääkimas ja kas enda autistist lapse nii-öelda siis kogu kasvatuskogemus. Tal on taunipoiss. Vabandust, taunipoiss on veel, noh, ta on veel ekstra nii-öelda, ta rääkis, kui keeruline ikkagi see nagu tugisüsteem kõik Eestis on, eks ju, kui noh, tegelikult kui palju abi oleks rohkem nii-öelda vaja, mida nii-öelda antakse, et ise ka seda nagu märganud. Sama, et kas on midagi, mida praegu ma ei tea, kui te saaksite muuta, et mis Eesti riiki oleks vaja juurde panna? Suurim, ma ütlen lihtsalt ära, üks suurim erinevus on see, aga see on niisugune... Mille erinevus? Ma kohe jõuan selle, mille erinevus. Suurim erinevus on sellel, et meil peab abivajaja ise abi küsima. Arenenud riikides pakutakse vajalikku abi kohe probleemi tekkides, ehk siis kohe, kui on diagnoos fikseeritud. Ja see on kõige suurem erinevus, sest et sellel hetkel, kui sa oled lapsevanem, kelle laps on diagnoosi saanud, sa oled sõna otseses mõttes nagu peata kana. Kohe sõna otseses mõttes. Sa jooksed lihtsalt ringi ja sa ei saa mitte muttigi aru, mis toimub. Ega sa ei tea ka kuhu poole joostagi tegelikult selles mõttes. Jah, kuniks sa lõpuks hakkad tuhnima ja neid asju otsima ja aru saama ja siis hakkab vaikselt see informatsioon nagu niimoodi kokku tulema, et siin on niisugused asjad, siin sellised süsteemid. Sel hetkel küll on vaja, selleks on ju olemas meil sotsiaaltöötajad ja kuna see on omavalitsuste teema ja nagu me nüüd teame 22. aastast, kõik omavalitsused omavad seda informatsiooni, kes nende piirkonnas on mingisuguse diagnoosiga, ehk siis puudega mingisuguse ja mis sorti puudega. Et siis nüüd on lihtsalt see teostuse vajadus, aga üheski tänasel päeval ma olen aru saanud, et ei ole üheski tööülesannete nimistus nende jaoks, kes seal sotsiaalametis töötavad omavalitsuses kirjas seda, et sa peaksid hoia kätt pulsil või ühendust võtma sina esimesena. Ava uksed. Informeerima ja inimesi aitama, sest neid inimesi on vaja aidata, mitte ainult neid, kes on diagnoosi saanud, vaid nende pereliikmeid. Sest üks asi on see, et meie saame teada lapse vanematena. Nüüd kuidas kõigepealt me peame teada saama, kuidas selles olukorras käituma hakata. Me uurime selle välja, me lõpuks saame teada, küsime, aga siis on ju meil ka peres teised lapsed. Ehk siis kuidas lapsed oma õe või vennaga, kes on diagnoosi saanud puude, et kuidas nemad peaksid, kuidas meie peaksime neid aitama või oma neid lapsi aitama. Nagu üldse jah. Me oleme ju ise nii tegevust selle kutiga siin on ju või kuidagi. Ja et kas meie fookus liiga ei lähe paigast ära, kas me teisi lapsi ei unusta ära samal ajal, kui me ühega püüame 100% tegeleda ja kõik need asjad,
siin on vaja abi, siin on nõustamist, siin on abi vaja nendele peredele. Jah, mulle tundub kuidagi, et see võiks ju niimoodi olla, et sellel hetkel, kui on see selgunud, et on sündinud puudega laps, eks ju, et oleks keegi, kes ütleb, et elu ei ole läbi. Kuigi see on elu lõpuni diagnoos. Aga et ütleks, et teate mis, me saame siit nüüd edasi niimoodi minna. Et ka teisel pool diagnoosi läheb elu edasi, eks ju, ja et kuidas anda seda nagu perspektiivi. Sest et ma mäletan, ma tundsin ikka, et ma olin ikka väga üksi, kui ma lahkusin sellest ruumist, kus olid need 3 inimest. Mis iganes nad mulle paberi andsid kaasa, et mis nüüd edasi kõike saab teha, võib-olla andsid paberiga, ma ei mäleta. Igatahes ma mäletan seda, et see, et sa jäid selle oma diagnoosi ja selle lapsega nüüd järsku läksid sealt, lahkusid sellest ruumist ja olid nüüd järsku ise selles olukorras. Et tegelikult mulle tundub, et seda isegi ei oleks tohtinud juhtuda. Et oleks pidanud koheselt tekkima see, et nii. Ja nüüd meie läheme sinuga ja läheme istume sinna ruumi. Ja meie räägime nüüd edasi, mis saab edasi. Oleks pidanud veel 4. inimene olema, kes nüüd sinuga tegeleb. Jah, tegelikult oleks hea. Et ma mõtlengi, et ma olen üllatunud see, et nüüd meil järgmine üllatus oli see, et lihtne on see, kui sa saad lapse siis sinna lasteaeda. Su elu läheb edasi ja saad aru, sa ärkad hommikul üles, sa paned riidesse, lähed viid sinna, seal on inimesed, kes oskavad temaga käituda. Ta on hoitud. See on otseses mõttes. Nad suudavad teda, ta sööb, ta teeb omi asju, ta hakkab rääkima, ta saab lõpuks ka käsklustest aru, on ju. Nad on mõelnud selle, mis seal on. Piltsüsteemi välja. On targad inimesed, teavad, kuidas see lapsega käituda. Spetsialist. Siis on edasi nii, et saad aru, et nii nüüd see lasteaed saab läbi. Tegelikult järgmine samm on, ta läheb kooli. Tema nüüd sai sinna Tondi kooli, sest see oli lõpuks, tundus, et oligi ainukene, mis Siimule sobib. Nii, ja meil oli midagi selle vastu, meil oli väga tore, et selle alguses oli see, nagu see minek oli väga raske, sest juba alguses vahetus üks õpetaja ja teine õpetaja ja mida ei tohiks juhtuda autistil, sest sa juba suudad mingisse asja kuskile nagu aru saada, kuidas on, see süsteem peab toimima. Ja siis tuleb järsku keegi uus, on ju, ja siis tuleb jälle järgmine uus, on ju, et ehk siis see oli natukene võtti selle aega, kui paika loksub. Aga ühesõnaga, siis lõpptulemus on see, et lõpuks ta on 16-aastane, ta lõpetab selle kooli ära. Põhikooli? Ta lõpetab põhikooli ära. Seda, et ta gümnaasiumit või mingit sellist asja edasi peaks, seda pole isegi ette nähtud. Aga mis saab edasi? Ja, mis siis, eks ju? Mis nüüd saab? Mis saab edasi? Et kui ta lasteaias oli hoitud, koolis oli hoitud ja arendatud ja õpetatud ja nüüd 16-aastaselt lõpeb see ära ja nüüd... Ja nüüd on niimoodi, et... Ja nüüd on ühiskonnas üks kodanik, kes ei sobitu sellesse ühiskonda, mitte oma ideoloogiliste vaadete pärast, vaid lihtsalt oma diagnoosi pärast. Ja siin nagu tee lõpeb ära, pumm. See oli ja ei ole pandud isegi märki, et tee lõpp. Minu jaoks oli ikkagi nii üllatav see, et kui ma nagu sain teada, et nüüd mul oli tegelikult mingid võimalused, sest koolist räägiti, et nüüd ta saab minna edasi Astangule. Seal on see ka niimoodi, et seal sa saad kutse- ja rehabilitatsiooni keskus on ja sa saad sealt. Nii, ehk siis nad olid tegelikult viimase aasta oli Siimule kogu aeg öeldud, et ta läheb nüüd edasi Astangule. Ja siis me käisime seal Astangul sellel ühel proovipäeval, ta läheb ühele proovipäevale, see kutt. Täpselt samamoodi, nagu need ühe päevaga nägid ära, mitte päevaga, vaid ma ei tea, sa 15 minutiga nägid ära, et poiss on autist. Seal nagu üks päev jumala võõras seltskonnas, võõraste inimestega tegi mööda koolimaja, käisid ringi ja ta keeldus tegemast mingeid asju ja juba öeldi, ja ta ei sobitu meile. Üks uks ja see on autist, kes tuli Tondi koolist, eks ju. Et üks uks nii-öelda veel kinni. Ja, ehk see oligi see, et see on autist, kes tuli Tondi koolist, kes oli individuaalõppel ja siin ta peab, aga ta ei saa meiega grupitöid teha. Vaata ühesõnaga, seal on neid asju, millest on, ja kõige suurem üllatus on ikkagi see, et ta nüüd on siis, järsku ta on nagu siis nii-öelda täiskasvanu või ühesõnaga, nende mõistes juba täiskasvanu on see 16, eks ju, sest et tal ei ole ju edasi minekut. Ja nüüd on üllatus, et kõik hakkab nagu otsast peale. Et mina mõtlengi, et kui on nagu pandi diagnoos 3-selt, sai diagnoosi, sellest hetkest alates on see inimene olemas oma diagnoosiga.
ta on teinud terve lasteaia läbi, meil on kogu aeg arenguvestlused iga kord, me paneme uued eesmärgid, jätkub koolis arenguvestlused, jälle uued eesmärgid ja vupsti. Kõik. Läbi. Ja kogu see infobaas, mis on olnud 3. eluaastast peale kuni 16. eluaastani, on seal kusagil. Kasutu. Mulle tundub kasutu. Selles mõttes, et sel juhul peaks ju olema teada. Vaat selline kutt tuli praegu. Astus kooli uksest välja, selline kutt on Tal ju. on selline areng olnud. Oskused. Ta räägib, ta on nagu, eks ju, tal on nagu ja aga edasi. Edasi on lapsevanemate ja kuni sinnamaani ja niisuguse tupiktee või augu olemasolu on ka juba imekspandav sellepärast, et me ometigi teame, sõltumata diagnoosist toimub füüsiline areng inimeses umbes 22 eluaastani. Mõnel lõpeb see 21, mõnel 20, aga 22-aastased veel on võimalik mingisugune areng. Nähtamatu areng pikkuses, ajus. Aju areneb sul ikka edasi kogu aeg, sa saad seda simuleerida ja hoida töös. On ju, no jaa, aga lihtsalt ei toimu sellist füüsilist nagu edasiarengut, siis on juba, sa pead seda taset hoidma hakkama ja arendama. Aga nii-öelda füüsiline, sinust sõltumatu areng. Jah, see toimub. Toimub 22 eluaastani. Aga siin selle koha peal on see areng nagu jäetakse tähelepanuta. Ehk veel saaks kaasa aidata, veel mingisugustele muutustel kätt pulsil hoida. Aga seda siin on nüüd siis see sügavik, see tühimik. Jah, ilmselt on kuidagi see, et ma ei teagi, mille taha, et tundub, et hästi palju nagu paberimajandust on, aga seda nagu isiklikku kontakti või niimoodi, et nüüd on üldse see, et kes meie üldse enam oleme, eks ju, ta on nüüd juba päris täiskasvanud inimene ja et nüüd on see juriidiline staatus, et kas ta on ise? Ma mäletan nii hästi, kui ta sai 16 ja ma helistasin sinna Sotsiaalkindlustusametisse ja siis mult küsiti, kas te räägite kui ema või kui hooldaja? Ma ikka olen ema praegu, ma olen ema. Ema olen. Ehk siin nagu, et sellena, et nagu see on nagu väga raamisse pandud, on ju. Et see, et nüüd on tal järsku mingid teised õigused on ju tekivad. Aga see... Räägime teie enda seda, mis meile sügava kustumatu mulje jättis teie nagu filmist ka, mis välja tuli, et Minu pere ja muud klounid, mis oli tõesti nagu, kes ei ole seda vaatama jõudnud, siis palun vaadake seda filmi, sest tõesti see on nagu me ikkagi tulime tõesti nagu sihuke, ei osake midagi kosta pärast nagu seda, et seda Illimari Leelit oli seda nagu ühisosa leidmist oli nagu palju, aga ka ilma selle ühisosat oli nagu väga oluline vaatamine, võtke oma teismelised kaasa, minge vaadake teismelistega ka seda filmi. Hakkate ümber hindama et kuidas teil endal selle nagu sees olles või nüüd, kui see film on nagu väljas ja just nagu see koht ka, et nagu näinud ka, et see nagu töö ja see teatri tegemine on natuke või palju siis tulnud teie nagu enda kodu ja pere nende justkui nagu arvelt. Et kas see oli teile kuidagi nagu teada, oli ta selle protsessi käigus teile nagu ka midagi tuli nagu üllatusena? See, kuidas emma ennast seal avas, muidugi see on nagu ekstra klass, milline ausus ekraanile tuua nagu lapse poolt veel ka, eks on täisealine, aga ikkagi see nagu lapse seigad seal ka vahel, et see oli lihtsalt nagu mega. Et kuidas teie ise seda nagu protsessi võtsite ja siis jätku küsimus on see, et kas teades seda kõike, kas on mingisugused muudatused ka, mis oleks teinud või toonud sisse? No kõigepealt... Mõtled tagantjärele või? Jah, seda vaadata seda asja. Ehk siis sellest me ju andsime endale aru, et meie lapsed jäävad isa ja emata, kui me läheme tööle. Ja et kui me läheme selle tööga kuhugi kaugemale, siis me läheme jälle. Ehk siis isa ja ema lähevad koos tööle. Alati ja lähevad ära koos. Neid oli ikkagi üksikud projektid, kus oli mina ainult näiteks, ma ei tea, aga kunagi mitte pikaks ajaks. Kui ma läksin korraks kuhugi sõitu või et sina läksid kuhugi midagi muud. Või sina tegid Vaariuses. Jah. Siis kui me saime selle läbi surutud, et meid korraga sisse ei kirjutada. Aga see on nähtamatu osa.
ehk et mõlemad vanemad lähevad ära. Et see on, me andsime sellest aru ja me saime aru ja veel nii nagu me seal filmiski mainisime, me saime lõpuks jõudsime ka selle tõdemuseni, et me ei lähe ju mitte niisama ära lihtsalt. Me läheme ju lastele esinema. Teiste laste juurde. Aga teistele lastele esinema. No see on niisugune pigem selline paradoks selle asja juures. Niisugune kibemagus paradoks. Aga me ei oska öelda seda, et kas me oleks osanud midagi teisiti teha. jah. Et see ei olegi nagu meie elu. Lihtsalt see dilemma koht, mul on ka see endal olnud, et mul lihtsalt, kui üks päev lihtsalt tulidki lapsed, ütlesid, et aga issi, millal sa siis meiega mürgeldad, kui siin nädalavahetustel pole. Muidugi mina nädala sees olin nagu kodus ja ma tõesti andsin endast nagu nii-öelda parima, et ma sain nende jaoks olla. Aga et sa oled nädalavahetustel teiste laste juures, teed neile rõõmu ja kas sul meie jaoks jääb aega? See lõikas mul niimoodi sisse, mul oli väga valus. Ja kusjuures meie omad nii väga seda ju nagu ei, nad vaata, see on sama asi nagu on see, et nad olid sündimisest peale, nad sündisid sellesse peresse. Näin nagu seda teist nad ei olegi nagu, jah, vaata nagu emmagi filmis ütles, et ta ju ei tea, tulgi selle peale, et võiks teisiti olla. Et ja, meil oligi nii, et ega me et muidugi me tulime selle peale, et võiks teisiti olla selles mõttes, et kui seda kõik oli juba liiast, eks ju, seda vahest see töö ikkagi võttis nagu kõik. Et aga ega meil polnud oskust ega vist ka võimet seda kuidagi muuta sellel hetkel. Et mul on see iga kord oli, kui oli pikem ärasõit, ma olin ikka täitsa läbi. Ma olin ise nagu läbi. Emotsionaalselt läbi, absoluutselt ja selles mõttes ma teadsin, et ma jälle nagu mul tuli see närv sisse, ma teadsin, ma pean hakkama pakkima, ma pean vaatama, et kõigil oleks kõik asjad olemas, aga samas ma pean mõtlema selle peale, mis me siin ise kaasa peame võtma, näiteks kui tulid need Hiina reisid või Korea või kus sa ei lähe nagu 2 päevaks, see ei ole võimalik lihtsalt, või seal ei ole mõtet lihtsalt minna. Et siis ma mäletan, kuidas mina ikka iga kord, kui Toomas jälle tuli mingi järgmise reisi jutuga, et sealt nüüd tuli see kutse või nüüd on sinna võimalus minna, siis mina ikka on seda nüüd ikka vaja, et kas seda ikka on nüüd tõesti vaja, milleks seda vaja on, et siis jälle mõtled, et hea küll, et ma võin selle raha ju sealt ka saada, et kontsentreeritud korras nagu teed etendusi seal, aga lõppkokkuvõttes ma ei tea, kas ta tegelikult nagu et kas me oleksime oma Eesti etendustega sama raha ära teeninud, aga lihtsalt oleksime kodus olnud õhtul. Et see on, aga et eks ikkagi see mingisugune maailma see proovimine, et kas me toimime mujal ka. Eks see oli nagu natukene nagu. No siin on vaata see koht ka see dilemma koht, et mis toob selle nagu nii-öelda selle mul endal nagu oma lastele ka seletamiseks, et see tuleb nende arvelt, aga see, kui palju tegelikult me kingime oma tiimiga lastele tagasi lapsepõlve. Me viime nad metsa, nad õpivad, saavad oma jäsemed tagasi, nad kogevad seda, et vau, kui rõõmus ja kui äge on, sest meil on trall, meil on möll. Nad kaovad ära nutimaailm unustatakse ära, nad näevad jälle üksteist ja seda sõprust, ja nüüd on nagu 10 000. Samamoodi nagu teil ka, et tegelikult valmistate seda rõõmu, annate mingit lootust või seda rõõmu 10 000, kes jälle saavad nagu selle naeru ja ma ise olen teie etendusi näinud, ma olen Kihnu saarele, see oli nagu, minu jaoks oli nagu puu, see sobib lastele ja täiskasvanutele. 2 kihti jookseb. 2 kihti panete, seote nagu need nagu nii-öelda kokku ja ma kogen uuesti mingisugust sihukest lapselikku rõõmu, mille ma olen ära unustanud, mida ma mäletan võib-olla siis, kui ma nägin jõuluvana või ootasin seda neid jõuluvärke. Ja see missioon, ma näen, et see on ülivajalik. See on nii, aga mille arvelt? Ja mille arvelt. Ja siis on see koht, nagu ma olen ise mõelnud see, et kui tuleb inimene küsib, et kuule, vana see moraalikompassi test, et kui sa nüüd pead sa sõidad rongiga ja sa tead, et see läheb kuristikku ja nüüd sa nagu pead tõmbama kangi ja vagun pidurdab. 2 nagu nii-öelda rongitäiti või 2 vagunitäiti inimest lendab sealt alla. Aga sa hakkasid nõus nagu ohvri tooma ja et nagu nii-öelda seda tõmmata. Ja ma olen küll. Aga nüüd sa tead, et sina tõmbad seda kangi, aga sinu naine ja lapsed on seal selles vagunis, mis sealt alla käib. Kas sa siis tõmbad? Ja tavaliselt mul käivad need kohad nagu nii-öelda
silme eest. Jah, mina olen täna saanud endal teha neid otsuseid, et mul täna on tiim on metsas, ma olen rohkem oma lastega kohal, ma olen nagu nii-öelda tagasi tulnud koju, et teeme seda papse just selle nimel, et ma nägin, et ma saan siit kohast ka tagasi anda, et ma ei pea olema nädalavahetustel seal ära. Aga noh, teie missioon, need etendused, asjad, sa ei saa ju öelda, et kuule, nädalavahetustel. Vaata, meil ongi see häda, et me ei saa kedagi enda asemele panna. Just. Me küll oleme nüüd püüdnud oma teatris nagu päris teadlikult tegutseda niimoodi, et me laseme teisi ka lavale. Ehk seda on ka päris hea siin nüüd öelda, et Piip ja Tuut teater ongi nagu teatrimaja, kus saavad ka teised mängida, et ei ole ilmtingimata Piip ja Tuut laval. Et meie lihtsalt oleme loonud sellise laheda teatrimaja, kus võib näha nii mõndagi, aga põhiliselt siiski peredele mõeldud lavastusi. Ja kui me käisime Pariisis Jean-Paul Belmondo nimelises teatris. Siis ka ei olnud Belmondot. Seda Belmondot. Me ei näinud. Ei näinud. Ja siis me tegelikult ma isegi mõtlesin seda, et kuule, et vaata, tegelikult kõik eeldavad seda, kui on Piip ja Tuut teater, seal on Piip ja Tuut. Me elame seal põhimõtteliselt. Molieri teatrisse ka Molieri ei näe. Ei näe ja samas linnateatris ei näidata sul linna ka kogu aeg, on ju. Et ei ole niimoodi, et sa lähed ja kogu aeg. Draamateatris. Ei ole kordagi ühtegi linna näinud. Draamateatris ma olen draamat näinud. No draamat ja, aga mitte ainult. Mitte ainult. Eks ole ju. Seal näed komöödiaid ka. Ja just, et ehk siis jah, et me peame hakkama seda nagu rohkem inimeste teadusse tooma, et mitte alati ei ole Piip ja Tuut, sest meil oli just üks tore kogemus oli seal, et üks vanaema tuli, selle tegelikult vanaema tegemata töö on ju. Et tema ostis piletit, ta ütles nagu, see on pealkiri on ju, võtab selle ja läksid lapsega ja käisid, vaatasid ära. Väga tore lavastus, väga tore etendus ja laps oli vaatas silmad suured ja kõik oli nagu rõõmu. Siis vanaema tuli ära ja tulevad sealt. Meil üks meie teenindajatest kuulis, kus vanaema räägib, kas sa oled nüüd pettunud? Oled sa nüüd ikka väga pettunud? See ei olnud Piip ja Tuut, ütle nüüd, kui pettunud sa oled. Laps ei saanud üldse võib-olla aru, mille pärast või mis ta peaks nüüd pettunud olema. See oli pigem vanaema pettumus oli. See oli vanaema pettumus, mida ta elas välja. Ja. Ta nii tahtis, kogu aeg niimoodi vedas lapse käest seda välja, et laps ütleks, et ma vist nüüd ikka, ma juma pettunud olin siis praegu. No ei vaatasin rõõmsalt lõpuni. Minul esimene kokkupuude Piip ja Tuut teatriga oli see, et Plika käis siis keskmine Plika käis lasteaias ja siis oli ühe tema lasteaiakaaslase sünnipäev. Ja mul oli ka, lahe, nüüd me läheme Piip ja Tuudu etendust vaatama ja siis on olemas teater. Minu teadvuses selle seda polnud. Siin saab laste sünnipäevasid teha. See oli päris äge, sest tegelikult me võtsime ise selle rolli ja kuna ma... Vedasite pidu, ja siis panime seal, tegime siukseid etendusi ja värke ja siukest klõunaas käis ja kogu teemad. Et need, kes kuulavad, ja kellel tavalist mängutuba nagu ei taha, et väga-väga soovitan, see oli tõesti äge. Vana linn ja kõik, et see jalutuskäik pärast sealt ära ja hästi mõnus oli siukene. Ja, et me toimetame seal, see on Tallinna linnamaja. Tegelikult, et me nagu rendime neid ruume, et seda kõike seda rõõmu pakkuda. Mõni tuli see, et lihtsalt selle Piibu ja Tuuduga ka, kas kui palju teil on, et olete poe järjekorras ja siis on ka nagu Piip ja Tuut ja siis peate natukene nagu... Seda on päris palju, et lapsevanemad... Olete karakterisse või? Eriti lastevanemate poolt. Meie ei ole karakteris, aga seda, et meid vaatamata sellele, et meil on see tore mask ees ja me oleme selle lõpuks ära võtnud ja me oleme poes nagu tavalised inimesed, et siis ikkagi on neid, kes nagu... Sa järsku tajud, et keegi kuskilt niimoodi... Et siis saad aru, et seal on üks ema ja üks laps ja see ema ilmselt on midagi öelnud sellele lapsele, et ta on vaata, nüüd on selle Piip ja Tuut. Siis aeg-ajalt sa näed nagu selle lapse silmist, et ta nagu mitte muttigi aru ei saa. Kuhu ta peab? Kus need klounid on? Ja tal on Piip ja Tuut. Meist läbi niimoodi. Ja ema ütleb, siis vahest on nii, et kui ma nagu taban nagu lapsevanema pilgu ja saan aru, et laps üldse aru ei saa, siis ma teen lapsevanem lihtsalt nagu praegu ei ole meid tegelikult, on ju. Et sa ei saa öelda, et on Piip ja Tuut. Et nagu, et seda on ette tulnud ja siis ma vahest juba mõne lapsevanema juba eos näen ära, see ütleb, oi vaata, ma teen siis saab aru poole pealt, et ei maksa praegu segadust külvata lapsel tuleb, ta ei saaks aru praegu, mingid lihtsalt suvalised tädi ja onu on siin, et kus see Piip ja Tuut siis on. Las see jõuluvana jääda jõuluvana. Kuidas nagu niisugune, ma saan aru, et ei olnud algus niisugust pikaajalist plaani, et hakkame siiani pole ju klõunaaži tegema, näiteks mul on see... Ma saan sind parandada, klõunaad. Klõunaad, jah. Klõunaad, okei, klõunaad. Et mina nagu taipasin üks päev, et tead, ma ei hüppagi kukerpalliga enam voodist välja.
jah, päriselt nagu tuleb. sa muidu tulid kukerpalliga voodist välja ja möllasin seal lastega, nii et seda ja teist ja siis sain aru, et oota, et nagu niisugune füüsiline vanus on hakanud mind kätte saama, mis sest, et hingest ma nagu nii-öelda nooreks on ja aga see lastega metsas nagu ringi tatsamine ja kargamine tähendas seda, et midagi pole teha, aga ma pidin hakkama vaatama endast nagu nii-öelda nooremaid koopiaid. Oi, kui valus see tunne oli, kui ma esimest korda nägin Oskar tuleb mäest alla. Pagan, ta teeb paremini kui mina. Aga siis ma sain aru, et 10 aastat must noorem, ta peabki nagu nii-öelda... Peabki paremini tegema. Jah, et füüsiliselt võimekam ka. Et kuidas teil on, et ikkagi need mustkunst... No ütleme, et akrobaatika ei ole nii pikk enam nagu varasemalt oli. Siis keerulisemad trikid on välja jäänud. Ja. Muidu teed ainult ühe etenduse korral ja siis on nagu 2 nädalat vabust. Ei, lihtsalt seda, et meil on selles Piipetoot kontserdil, mis on meie kõige varem meie teatri algusaja, ühesõnaga tegelikult meie teatri algus ongi Piipetoot kontserdil. Eks sellest sai kõik alguse üleüldse Piipetoot ka. Et seal on, nagu Toomas ütles, et meil oli kõigepealt oli olemas akrobaatika number ja siis me hakkasime mõtlema, mis me sinna juurde veel saame teha. Ja seda akrobaatika numbrit me teeme nagu siiamaani. Et oleks nagu see vau-efekt ikka ka. Et võivad nad seal teha, mis tavaliselt inimestele tundub või lastele tundub, et nad ei tea, mis nad teevad, kuigi me teeme täpselt seda sama iga kord. Et ja väga äge ongi see, et kui jääb mulje. Aga võt see akrobaatika on jäänud jah, kui ta oli varasemalt, ütleme selline 7 minutit pikk järgnevuste rada, kus me siis tegime ühte teist akrobaatika niisugust tasakaalu asju, siis ta nüüd on lihtsalt enam õlgade peale ei roni ja ülevalt alla ei hüppa. Et muidu me ikkagi lõpetasime sellega, et ma seisin õlgadel püsti ja siis hüppasin siit eest niimoodi maha ja see oli ikkagi see vau-efekt, mis oli selle etenduse puhul. Okei, nii et seal tuleb ikka muuta, varsti on ka teil ikkagi oma see arvan, koolitate välja seal järgmisi. Seal mu põlved ongi. Nende väga paljude hüpete peale, mida nagu, mis lõppkokkuvõttes hakkab mängima kätte. Mina ei tahaks sellest süüdistada. Aga ma arvan, et lihtsalt Ei, me ei süüdistagi. Me ei tee seda lihtsalt ju. Enam, et ma ei roni sulle selja peale ja selja peale ma sulle ka ei roni enam, eks ju. Aga see on ka, aga see on ka asjade loomulik käik. Spordiarst ütles, et ei tohi enam üksteise peal ronida. Ei ta lihtsalt nüüd te peate ka passi vaatama. Oot, aga siis võibki ju kirja juurde hakata vaikselt minema siin. Jah, meil on ikkagi, rääkisime ju alguses podcasti, meil on ikkagi see seksi podcast ja mis on ikka vaata, et siin ei ole... Läksin punaseks näost. Aga tegelikult meil on hakkab aeg vaikselt hakkab otsa saama. Kuidas teil rollimängudega on siis ka? Lõpus on selline kiire lõppmäng, mis me tavaliselt teeme, et väiksed küsimused, öelge esimene sõna, lause, mis tuleb pähe, kui küsime teie käest küsimuse ja siis mis tuleb vastuseks. Toomas, väga hea isa, kõige tähtsam omadus on? Ärakuulamine, kuulamine. Aide, väga hea ema, kõige tähtsam omadus on? Kuulamine. Miks sa naerad siin? Sellepärast, et mulle meeldib rääkida. Okay. Ja siis on nagu keeruline kuulata. Endale peeglisse natuke raske vaadata. Aga Toomasele meeldib ka väga palju rääkida. Toomas on väga seletaja isa. Sest kui sa kuulad, siis sa oled ka kohal juba. Olgu, oled. Kohaloluga. Kohalolu on jah. Kuulamiseks on vaja kohalolu. Küsimus sulle teine, et väga ägeda paari suhte salajane koostisosa? Nali. Ilus. Aide. Kuulamine. Ja siis, kes videoga ei vaata, siis... Kuidas see alguse saigi siis, et Aide kuulas seal bussipingi peal ja Kuigi... Ja siin keegi tegi nalja. Ja see on siiamaani. Ja, aga siis see, ja täpselt nii on, ja siis see kutt veel ei teadnud, et ta peab oma elu jooksul nagu 1000 kordi ütlema lauset. Las ma lõpetan oma lause. Mina lõpetan tema lauseid. Me oleme sinnani jõudnud ikkagi. Lähme laste juurde. Parim kingitus, mille vanem saab lapsele ellu kaasa anda, Toomas? Usalduse. Võttis ära, jah. No, Aide tuleb midagi teist. Ja võt just usaldus ja tegelikult lootus, et nad tulevad oma murega minu juurde ka. Mulle meeldiks see väga teada, et ma olen nende elust osa. Ja selle sa võtsid oma emalt ka see ju. Ja ma tahaks ja mulle tundub, emma tegelikult on nii toredasti öelnud ka, et ta tegelikult on rääkinud minuga päris palju, hästi paljudest asjadest. Et Anniga me nüüd veel saame neid asju tagant järjest, Anni on noorem, eks.
et mulle tundub, et ta nagu ei peljanud rääkida ka sellistest asjadest, mille kohta sõbrad oleks öelnud, päriselt räägi temaga sellest. Noh, et ema ütles ka, et ta ei saanud ka algul aru, et on tegelikult et võimalik, et sa ei saagi kõigest, et sa ei räägi kõigest. Et mul on nagu väga loodan, et see jääb niimoodi, et nad julgevad tulla ja rääkida. See on suurepärane. Aga ka ühised rõõmuhetked, ühised kogemused, ühised kogemised. Et mälestused lapsepõlvest on väga tugeva väärtusega. Ilus. Ja see, mis sa oled kogenud, kas siis oma vanematega koos või perega koos, sellel on terveks eluks eriline väärtus. Absoluutselt. Täpselt. Meil on üks kiire kähkukas veel teile. See on nüüd, vastate ainult sellisel juhul, kui seda ikkagi veel alles on, eks ju, 32 aastat koos olnud, eks ju. Ehk siis ütleme nüüd, kõige paremini aitab pikaaegses suhtes kirge hoida. Just see asi, kes vastab esimesel, kes jõuab? Aide. Mis asi see on? Kirg vaata, see on ei, ma tean, mis see kirg on. Ma arvan, ma tean, mis on kirg. Ei, mina arvan. Mina arvan küll jälle need ühised väljasõidud on nagu selline nagu... Hotell, siis ma saan aru. Väga. Kodukeskkonnast väljapool ei ole need muresid asju, mis seal kodus on. Ma ütleks selle hea nali. Aha. Kirglik hea nali või? Ei, sa pead kõigepealt koos naerma. Ja siis pärast võib... Soovitavalt võiks naerda koos ja mitte muu. Ühesõnaga teil siis ikkagi siukene kloonikostüümid aitavad kirge hoida, soovitate? Ei, kloonikostüüm mitte. Igal juhul mitte see, et kostüümipeod ei ole meie teema küll kindlasti. Kui keegi tuleb, ütleb, nii lae, me teeme kostüümipeo, ma ütlen, ei joo. Palun ei. Ma arvan, et see on vist tegelikult mitte ainult meie, vaid arvan, kõikide näitlejate puhul on see, et ärme tee kostüümipidu. Aga mulle meeldib see, et ikkagi üks suhteväärtustest on nali, on huumor ja seda on nagu ilus kuulata, et see ikka peale neid pikki aastaid hoiab ja see on nagu äge, et mõnus, et siin ka lõbusalt. Aide, kas Toomas te pead nalja? Jaa. See oli hea vastus. Äkki lõpetame sellega. Selle lausega lõpetame. Ei, Toomas, ei, see oli kõik. Lapsed. Ma küsin, kas ma teen head nalja ka. Lapsed muidugi teed. Ma arvasin, et sa hakkad kohe rääkima. Poliitiliselt korrektne vastus oli. Ei, ma mõtlesin, et hakkab kohe rääkima sellest, kuidas mul on oskus, kui ma olen mingist asjast vaimustuses või mingist filmist või mingist asjast, ma suudan selle rääkida ümber kindlasti veel paremaks. Et kui inimene läheb lõpuks vaatama, see kõik nüüd oli, mida Aide rääkis. Seda ikka tihti juhtub ja ma ei lähe neid filme või eternusi enam vaatama. Ma räägin kindlasti, ma räägin paremini ümber. Ja sest ei ole tarvis, kõik on olemas. Absoluutselt. Sest ta teeb selle paremaks alati. Jaa, nii et saatke mind filmi vaatama ja ma tulen kriitikuna tagasi, ma räägin, et on hea kui. Me teid filmi vaatama ei saada, kõiki kuulajaid küll saadame vaatama, et Minu pere ja muud klounid, aga teid saadame sellisesse kohta nagu Kaja Kultuurikeskus ja Muutuse rännakul, ehk siis teil on kingituseks, et saate omale paarisuhtele sellise aja võtta, et lähte ühele mõtterännakule ja saate endale tuua siis paarisuhtesse võib-olla uusi ideid ja märkamisi sealt nii-öelda kaasa. Saate koguda. Ma raamatu ka siit tead. Ossa. Värviline raamat, Mees 4, ise kirjutasin. Väga ilus lugemine, väga mõnus lugemine. Nii et saate kingituse. Saate muutus.ee rännaku ja siis super aitäh teile, et te meile külla tulite. Sellepärast tõesti oli äge vestlus teiega, mõnusat huumorit ja samas seda sügavust ka ja see, et ausalt otse omadega jagate, see on ka nii tänuväärt, et aitate ka teisi kindlasti sellel teel ja see film ka on lihtsalt mega. No me loodame, et selleks ajaks, kui nüüd see podcast on, et seda veel kuskilt üldse näha. No kui seda kuskilt on kindlasti näha, sest meil on erinevad voogedastused ka kindlasti, kes selle nagu enda kavasse võtavad ja see pole üldse küsimus. Me väga loodame, et kõik tahavad seda ära osta kohe. Kindlasti hirmsa suure raha eest. Siis lõpuks hakkavad meie filmitegijad nagu raha ka saama, ma loodan. Ja see võiks ka selle töö eest ikkagi, see töö oli seda kindlasti nagu väärt. Ja teile, kuulad, vaatad, aitäh jälle, et te meiega olite. Tõesti, tänane saade oli selline huumorist ja sügavusest läbimbunud ja ma loodan, et te olete endiselt meiega ja kohtume jälle siis nüüd 2 nädala pärast natuke peale seekord, jah? Võib-olla isegi kohtube kuskil koolitussaalis või kutsuge meid külla näiteks oma ettevõtetesse koolitama või vestlusõhtutele. Vabalt võime ka seal näha.
nii et näeme jälle, aitäh, et te meiega olete, pange kindlasti see subscribe, like, telli, jaga ja kõiki neid nuppe kasutage ka sellepärast, et niimoodi aitate meil levida. Aitäh teile!